Tere taas, hea Elulabori kuulaja! Tänases saates teen ma oma podcastide salvestamises esimese rekordi. Saade on seni tehtutest kõige pikem ja selle salvestuse protsess kestis ligi 6 tundi. Nii juhtub, kui saan kokku vahva ja positiivsest energiast pakatava särasilmse inimesega, kellega on palju mõtteid mõlgutada ja meenutada koos veedetud tööhetki võtteplatsidelt. Elulabori 9. saate külaline on Matilde Matvere. Ühised huvid ja tegemised viisid meid kokku 10 aastat tagasi siin samas Rakveres mängufilmi Igitee võtetel. Saates räägimegi palju filmindusest, valikute tegemisest elus ning headest sõpradest meie ümber. Saates kõlavad ka lõigud filmide tunnusmuusikast ja treileritest. Head kuulamist! Tere Matilde! Tere Jaanus! No nii, lõpuks saime laua taha. Meie kokkusaamine algas juba täpselt juba 58 minutit tagasi Rakvere raudteejaamas. Ja täna on seekord selline päev, kus mägi tuleb Muhameedi juurde. Kuigi mul oli plaanis, et ma olen hea meelega tulen su juurde ise külla sinna idaosariikidesse ehk siis Narva, kus sa praegu elad ja töötad ja ägedad asju teed. Aga seekord siis kohtume siis Rakvere riigigümnaasiumis, kus mina töötan ja meil on siin täna selline hull päev tõenäoliselt tulemas, et kus sa oled mul külalisõpetaja minu filminduse kursusel ja siis ma võtan siin nii-öelda töövarjuks kaasa naabermajas olevasi Sukuaru Pärdile nimet pühendatud muusikamajas. Täna on avamine, ma pean seal natukene kaamerdama ja tegema siis päevast kokkuvõtet ja siis nii ongi. Ja siis on põnev, siis räägime natuke siin podcasti asju. Ja... Ma olen väga elevil. Mul on nii hea meel, et just täna 30 jaanuar täna. Ja, täna on... et just täna on see avamine ka siin kõrval. See on minu väga see on sümboolne. Sümboolne, jah. Kas sul on eluaeg jaanuar meeldinud või mitte meeldinud? Väga küsimus. Tegelikult... ta on olnud mul alati rahulik kuu. Ma aiman, et päris paljude jaoks on jaanuar üsna rahulik olnud. Instagramis levivad sellised meemid, et 32. jaanuar. Et see jaanuar ei lõppe mitte kunagi, siuke tunne on. Filmimaailmas, kui ma töötasin pikemalt, siis jaanuar, veebruari tihti peale vaiksed. Aga viimased paar aastat oli tegelikult mul just jaanuaris, veebruaris olid Soomes väga suured projektid, et sellega tegelikult nad jäid mulle väga nagu soojalt meelde. Et muidu filmimaailmas vahepeal on niisugused vaiksemad ajad, aga nüüd paar aastat tagasi käisin ühte Apple TV seriaali Lapimaal filmimas ja ma mäletan, et see tuli niimoodi detsembri lõpus, et nüüd tuleb tulla, jaanuaris mingi 5. jaanuar on lend ja siis oled seal Põhja Soomes ja terve kuu on sul tööd, seal isegi mingi 1,5 kuud seda tööd teha ja nii tore oli, sest et muu maailm lihtsalt chillib või nagu jaanuar võtab alles kogu hoogu ja sa saad juba tööd teha ja mingit ägedat tööd. Ma mäletan, et see tõi mulle jaanuari rõõmu tagasi. Vot, jõuamegi tegelikult sinna, et kuna ma oma podcastis puudutan neid teemasid, kuidas ma kellegagi seotud olen või mis on mis ühine mingi nimetaja, siis et kuulajaga aru saaks, et miks Matilde mul mikrofoni ees on see, et kas sina mäletad, kus me esimene kord kohtusime ja mis asjaoludel? Ma arvan, et me kohtusime see koht, kus me praegu istume, siit äkki 150 meetri raadiuses sellise Soome-Eesti koostööprojekti filmi nagu Igitee kostüümilao ees, kus taustanäitlejate üks koordinaatoritest Matilde Matvere, 3. isikus endast rääkib Matilde Matvere, kohtus siis Jaanus Lekiga esimest korda, kui sinul oli seljas 1900, mis meil oli 30 aastate siis outfit, fit, nagu noored ütlevad ja me tegime, olime siis, panime ennast valmis üheks võttepäevaks ja see oli üks mu esimesi suure mängufilmi võttekogemusi. She's the rebel girl, the rebel girl to the world. Dear Sophia Kettle, I'm writing to you to let you know that your husband is alive. Please let Aino and Arvo know that their father is thinking of them. Ja, täpselt. Ja see
kindlasti ma pärast veel täpsemalt räägin, aga see IGD 2017 vist, eks ole. Ma tahaks öelda, et 2015 isegi. Ei, 15 oli jah, sorry. Just. Aga ta oli jah, ma ei tea, kus mul see 17 meelde tuli. 15 ikka jah. Ja sellest ajast peale tegelikult on mul avanenud igasugused põnevad uksed. Et ma olen seda korduvalt rääkinud oma tuttavatele ja õpilastele, et mine, tee, koge ja sa ei tea, kellega seal kokku saad, mis sinuga juhtub, keda sa kohtad, vaid nii edasi. Aga jah, see on selline põnev märgiline asi, et sellel suve saab 10 aastat, kui IGD võtted olid ja täna mul on veel plaanis teha veel, siis kui me läheme sinna kaamerdama, sa tuled ju the first assistant operaatori. Ja palun heli. Absoluutselt ja vaikust ja siis ma teen mõned pildid, mis mul sellest ajast tehtud enne ja pärast. Et mul üks pilt on juba tehtud, aga ma nüüd tegin kodutööd ja siis vaatame, kuidas samas kohast enam saaks pildi, et niimoodi pärast saab nagu sulandada pilti ühest teiseni, et mõni küsib, et milleks sa seda teed? Ma ei tea, äge on. Keegi mulle sellest nagu ei maksa, võib-olla feimi ja sulli, feimi võib-olla saab, keegi laikib, aga see pole eesmärk. Et nagu enda jaoks. Ja tähistamine ka. IGD taustanäitlejad oli see grupp, mis teil tekkis, see oli väga-väga erakordne, kuigi see film oli minu jaoks ka üks esimesi suuri kogemusi, ehk siis nagu ka sul pärast seda hakkas mingid uksed avanema, mul oli samamoodi, et ma näitasin seal siis ju siis ma näitasin mingeid oskusi, et oskan inimestega hästi käituda, oskan neid motiveerida, meil olid pikad võttepäevad, olid palavad, mõni oli öövõtte, tuleb pikalt seal vastu pidada, üsna vähese söögi peal tuleb tunnistada, ma mäletan, see oli üks söögidraama ka, mis mul kunagi ei unune, et kui söök saab otsa, aga inimesed peavad edasi töötama, et mida siis nagu tegelikult teha, mina, kes ma olen seal põllul, 2 kätt puusas, et kust ma võtan seda sööki või kuidas läksin siis pigistasin oma kolleege, et niimoodi nagu ongi, et kui üks toit otsa saab, siis sul pole enam kuskilt seda kraapida, et seda, siis ma avastasingi, et tegelikult see eeltöö, mis ühel produktsioonil tuleb teha, et kõigil oleks hea olla. Ongi tualeetid, toit, peavari, et sellised asjad on kõige tähtsamad, ongi see, mis see Maslow püramiid on ju, see vajadust ja see, et siis on nagu hästi tore filmi teha, kui sul on nagu need baasasjad korras. Aga teil tekkis selline hästi huvitav, tore taustanäitajate grupp, ma mäletan seal, sest nii nagu soe ja rõõmus oli teil olla, te saite kõik sõbraks, režissöör kiitis teid nii väga ja nii korduvalt ja ma nägin, kuidas see avaldab nii suurt mõju. Tegelikult nüüd hilisemas elus, kus ma olen õpetaja, ma näengi seda, et väiksele lapsele või inimesele, kes veel nagu õpib mingit uut asja, sellised nagu julgustavad sõnumid ja mingid väiksed laused, ilusad komplimendid on nii toitvad ja ma arvan, et teil taustanäitajatele täpselt sama, et kui režissöör ise teid märkab ja tunnustab, sa tunned, et sa oledki nagu osa sellest ja te olitegi. Ma just hiljuti nägin seda filmi uuesti, see oli PÖFFil, kas eelmine aasta või üle-eelmine aasta ja selle filmi operaatori ja valguskunstnikuga oli selline eraldi nagu workshop või midagi operaatoritele, noortele operaatoritele ja siis vaatasime uuesti selle filmi üle ja see on nii ilus, see on nii võimas, see on nii palju. Aegumatu tegelikult on seda, ma olen ka korduvalt üle vaadanud, aga jah, Antti Jussi Jannile oli režissöör, Soome režissöör ja sellise inimesega tahaks veel ja veel koostööd teha. See on müstika, mida see mees teeb. See on täiesti eriline. Näitlejatega, loo jutustamisega. Mind kõige rohkem heas mõttes šokeeris see, et kui mul tuli see võimalus osaleda taustanäitlejana, et okei, ma hakkasin uurima, mis asi see IGD on, et mis teeme, mingi Soome kirjanik oma, uurisin raamatut. Eestis seda raamatut veel ei olnud. Ja ma läksin internetti ja leidsin Soomes kuskil mingisuguse kasutatud raamatu poes kuskil selle raamatu. Oligi soomekeelne. Ostsin ära, mõtlesin, et ma tahan teada, mis seal toimub. Soome keel on mul televisioonist õpitud, nii nagu omal ajal õpiti, eks ole. Et kõik ei oska, aga siiski, aga ma hakkasin seda lugema ja ma sain peaaegu kõigest aru, mis jutt oli. Ja mind šokeeris see, et seal polnud ühtegi dialoogi. Lõpus oli ainult, kui Jussi tuleb, Jussi Kari jõuab päris koju Soome tagasi, eks ole, ja siis küsib, mis meist nüüd saab, eks ole, naine ütleb, et lähme edasi sealt, kus pooleli jäime, eks ole. Aga kogu see 1,5 tundi film on tehtud dialoogid, see on metsik, äge töö, mida see meeskond on teinud.
ja see nagu see suvi oli captured inglise keeles nagu noh, nii-öelda võetud purki nii ilusti operaatori poolt ka siis Rauno Ronkainen hüüdnimega Rane. Ja minul, kellel oli üks esimesi filme, kindlasti Seltsimees laps oli kas samal suvel või järgmisel vist oli. Et seal see Rane, see härra, tema, ma mäletan ka, et mina olin seal nii väike assistent Piret Tommapi üks jüngritest nagu Liisa kääbikendustest ja see operaator ka nagu ta märkas mind, ta märkas teid, ta tänas meid isiklikult, ta nägi meie tehtud tööd ja ma mäletan juba siis, et see oli nii nagu uhke tunne, et vau, et need tähtsad Soome onud märkavad nagu mida meie teeme, et see on nii palju inimesi ja kõik annavad enda panuse, aga et sul on aega oma väga-väga tähtsa positsiooni pealt tulla ja rääkida ja nagu kiita, sest operaatori jaoks ongi ju kõige olulisem see kompositsioon, eriti kui seal põllul me tulime hästi kaugel, ma mäletan, see oli mingi selline, kus ma olin seal Tomi Korpelaga kuskil kaugel põllu peal ja pikutan seal maas ja pean talle action ütlema, umbes mingi selline ülesanne, aga seal on jah, et kuna tema on nii kaugel, see kompositsioon võiks olla täpselt paigas, nii nagu operaator on soovinud ja selleks ongi meiesuguseid jooksikuid vaja, aga taustanäitlejad peab täpselt samamoodi tegema nagu juhendatud ja saada nagu sealt siis sellist kiitust. Ma mäletan, et tulevastel projektidel, kui väga tihti sellist asja lihtsalt ei jõuta teha, sest režissööril ja operaatoril on väga-väga kiire, siis see tegelikult see jõud, mis ma sealt digiteelt sain, see teadmine, et ollakse tegelikult tänulikud või nagu, et see on vajalik, mis me teeme. Ma arvan, et see jõud nagu mitu aastat toitis mind erinevatel suvalistel võtteplatsidel, kus võib-olla nii režissöör või operaator polnud nagu nii kas nad ei olnud võib-olla ise isegi nii head minu arvates siis või ei olnud üldse ei osanud nagu tänulikkust välja näidata või lihtsalt ütleme ausalt projekt oli võib-olla mõni nagu mõttetum, siis mõne sellise hea projekti peal sa saad nii palju nagu sellist, et sellepärast me teeme seda filmi ja siis esilinastusel muidugi oli ka nagu just see tunne, et sa nagu näedki, et päriselt see panus oli midagi väärt. Et jääb mulle nagu enda film, eks? Jah, me olime kõik nii uhked. Ma ütleksin eestikeelne sõna, kui kõik olid kaasatud. Oli küll, jah. Ja tegelikult ükskõik oled sa seal, mängid seal põllu peal põõsast või mis iganes või oled sa Tommi Korpela peategelane osatäitja, eks ole, et see oli äge ja minu jaoks oli üks heas mõttes nagu palgapäev, kui seal Varangul siin samas Virumaal oli see võtted olid, meil oli ju platsi peal, see ots mõttes ju võtteküla oli, mida siis ka režissöör kiitis, et ta pole elu sees sihukest asja teinud, tal on võtteväljak või mis iganes on koha peal, ta peab kuskile sõitma nagu hullu, eks ole. Ja inglise keeles me isegi ütleks sellise asja kohta open air studio, et sul ongi, Ameerikas on nagu studio on majas sees on ju ja sinna ehitatakse ükskõik mis sul, aga meil ja Ameerikas tehakse ka seda, et õue ehitatakse mingi linnak, aga tõesti meil oli see siuke väike küla sinna ehitatud, nii lahe, see oli väga-väga lahe. Minu jaoks oli üks nii-öelda heas mõttes nagu palgapäev, kui üks seen oli vaja seal teha, kus me taustanäitlejad nagu külaelanikud tuleme põllu pealt kuidagi sinna, vist oli mingi seen, kus seal oli see communion või? Mingi sukune, jah. Jumalateenistus. Jah, jumalateenistus tuli põllu pealt kokku sinna nii-öelda sinna maja poole. Ja siis annab mulle režissöör walkie-talkie tasku, et sa räägid soome keelt, ma annan sulle otsekorraldusi. Vau, mul ei olegi nagu kedagi, eks ole, mind juhendamas, et kes ütleb, et action või mis iganes, mulle walkie-talkie ja mina pidin juhendama siis neid teisi actionid või neid, see on yes, see oli nagu mitte midagi, aga samas see oli kuidagi nii soe, kuidagi nii äge, et usaldatakse, see usalduse teema oli nii kihvt. Oli küll ja see Antivissi ja ta oli esiteks nii sõbralik ja täpselt ta usaldab ja oletame, et me tegimegi midagi valesti ja ma ka ju esimest päeva võttelnud seal reaalselt, et eksinud millegagi või arvasid, et on katt, aga tegelikult ei olnud ja siis jooksjad seal on ju oma tänapäevast riietega, mis iganes, mitte kunagi ei saanud seal sõimata, ei halvustatud sind, ei vähendatud sind, ei alandatud ja see on tegelikult üsna, ütleme, tavapärane ikkagi Soome võtteplatsil, et nad ongi inimlikumad, nad on sõbralikumad, aga on ka, ma olen erinevate riikide, erinevate rahvaste võtetel käinud, kus ongi, see varieerub. Et põhivärk on ikkagi see, et ole, mis rahvuses sa oled, aga kui sa täiskasvanud inimesena ei suuda väga oma emotsioone kontrollida, siis see on kõigile nagu väga ebamugav. Suur koormus ja kogu meeskond kannatab sellel. Ja meil oli ju ekstratega ju nali ju, eks ole, et very nice, one more time. Just. Et me tegime 20, vahel isegi rohkem duublit tegime. Aga ta teadis, mida ta tahab, mis saada üldse näitlejatega üldse. Et meil oli nali, et see on viimane. Ei ole viimane, tuleb veel. Et see oli very nice, et selles mõttes oli, ja see, me tegelikult oli seal tõesti, ütleme, maksimaalselt, mis meil võtted oli 80 ekstrat pluss meeskond.
see on mega seltskond. See grupipilt, mis mul kodus seina vahel sellest on, viimasest võttepäevast Varangul, mind sel päeval kahjuks ei ole pildi peal. Ma samal ajal pidin olema Rakvere teatrikiino uue teatrikiino avamisel, siis ma tegin dokumentaali sellest, siis ma pidin olema avamisel, eks ole, kaamerali. Aga mul on see seltskond on kodus seina peal. Väga hea. Ja sa tunned kõiki ja sa oled nendega tunde ja päevi ja öid veetnud vaatad seal seda nägu seal, see on see kahver, see on mis iganes, see on jooksupoiss, see on mis iganes, see näitleja, see on selle taustanäitleja, see mängis seda. Minu palgapäev või jutumärkides oli see, kuidas meil oli selle võtte lõpupidu. Mina ei olnud iga võttepäev seal kohal, ma arvan, et sina olid isegi rohkem võtteid kui mina. Mul oli 16, milles ma kohal olin, mõnedes ma olin ära, ma ei saanud olla. Mina olin tegelikult mingil 3 või 4 maksimaalselt, aga ma mäletan seda kogemust nagu nii selgelt ja see oli nii suur kogemus. Aga nüüd lõpupeole mind ikkagi kutsuti ja see oli siin Rakveres Berliini Trahtris ja kes tantsis paljajalu oli Sitse Babet Knudsen, kes oli meie siis Taani näitleja, kes mängis seal sellist ikkagi Soome, ma tahaks öelda Soome-Rootsi naist, aga ma mäletan, et tantsis Berliini Trahteris paljajalu ja ta lõbutses koos meiega ja paar aastat hiljem ma vaatan seda ühte seriaali Westworld ja siis ta dialoogis seal Anthony Hopkinsiga ja siis ma olen nagu hõõrun kodus nagu diivani veel silmi, et selle naisega ma olen Berliini Trahteris ju tantsinud. Seda ma olen seal metsas, kus see küla maha lasti, seda ma olen seal autos loksutanud, eks ole, et nagu auto sõidaks. Et nagu... Sitse oli väga sümpaatne inimene, see, et ta superstaar on üleüldse maailmas, eks ole. Et see on kiht, eks ole, ja samas, ja küll, mul ei olnud eesmärk talt autogrammi saada, kuna mul oli raamat, Anti Tuuri sama raamat, eks ole. Siis ma mõtlesin, et teeks õige nalja, korjaks kõik osatäitjate allkirjad, autogrammid sinna, koos kirjaniku autogrammiga. Kahjuks mina ei saanud autogrammi võtta, aga ma palusin Elektra siis Pillele, et ole hea, ta tuleb, ole hea, võtta raamat, võtta autogramm. Et see on nagu minu jaoks selline nagu, mingi siuke emotsionaalne tähendus. Et näitled, muidugi Tommi Korpele ka, super. Filmist filmi vaatad teda lihtsalt see, kuidas saab üks inimene olla nii äge? Ta on nii lahe. Igas rollis ta on. Ta on ja ta on, ma olen temaga ja sina ka kindlasti veel järgmistes filmides kohtunud ja nüüd üks hiljutisemaid oligi, sellel filmil ma tegin ainult ettevalmistust, aga võtetel ei saanud olla, aga Supermarsu 3, üks Soome laste film, nad filmisid eelmine suvi Eestis ja Tommi Korpela mängib selle ühte bioloogiaõpetajat, sukest täitsa naljakat lolli karakterit ja mul on Tommi telefoninumber ka ja siis aeg-ajalt midagi me kas likeime või share'ime või saadame ja siis midagi kirjutasin talle ka, et ma pidin vaatama seda eelmist osa sellel Supermarsul ja siis seal oli mingi hästi totter stseen ja siis ma saatsin Tommile, et one of your best works ja siis Tommi oli, ei muidugi selliste rollide nimel ma käingi siin Eestis. Tommi on hästi uhke rõõmus, kui ta saab Eesti režissööridega koos töötada. Ta oli seal viimastes ka suurepärane ja ta oli ka mul seal Apple TV seriaalil, ta toodi ka sinna Lapimaale kohale, et teha väga väike episoodiline politsei roll. Ma mäletan, kuidas me seal võttel ka, seal oli hästi palju välismaa võtte inimesi, ehk siis tema ja mina olime, et ta teadis ka mind ja paari soomlast seal, kes oli tuttava näoga, et ta vaatas ka vahepeal muu poole nagu selle abi, just, et kas selline võte siin ongi ja ma olen nagu, tead, selline võte ongi, vaata, aga ja tal oli ülilihtne tekst, aga täpselt samamoodi, one more time ja siis sa mõtled, et mida me teeme siin, ülikülm, aga tegelikult oli vahva ka lihtsalt ongi, mida suurem võte, seda väiksema jupi peale läheb kuidagi eriti palju aega ja sa natuke mõtled, et milleks vaata see kõik. Et... hästi peensusteni mõeldakse läbi, et iga sekund on paigas või? There's no depravity that he lacks. His funny little language goes a clickety-clack. Always got a poop drawer ready for your back. That puna, 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 puna. Ma ütleksin, see igitee oli nagu minu jaoks selline ukse avaja. Ja tegelikult tänu sellele, et ma igitees üldse selliste põnevate inimestega, nii ekstratega, kelle siiamaani me suhtleme, meil on plaanis sel suvel teha väike kokkusaamine jälle, 10 aastat ikkagi. Meil oli selle eelmine aasta juttu, kuule, järgmine aasta tuleb juubel nii-öelda esimene väikene, teeme jälle kokkusaamise. Muidugi teeme, kuskil suvel soojal mätas on kuiv, et siis on ja aga siis sealt seest muidugi, see, et ma sinuga seal tutvusin, see oli nagu
võtteplatsile tuled, vaatad jälle päike särab. Sinu nimeline, eks ole, Matilde Päike. Et lihtsalt tuleb, ma saan aru, et me oleme oodatud siia, saad aru, ja kõik, kuhu, sain aru, kuhu ma pean minema, mida tegema, kus me ootame, kes, mis iganes on. Et see on nagu hästi oluline, mida sina oled osanud väga hästi teha. Aitäh! Jah. Et see jäi kohe nagu silma. Loomulikult seal teisid ka kogu meeskond äge, aga lihtsalt praegu sinust räägime, teistest räägime vähem. Ja Eesti filmi võtteplatsil, sa küll näed tuttavaid inimesi, aga jumala tihti on täitsa uus meeskond jälle, kas on siis režissöör või operaator uus, või on jälle mingi Soome-Eesti koostöö, kus näiteks ütleme, siis ongi see Ladvik on nagu täitsa võõras ja soomlased, siis on mõned Eesti näiteks kostüümitürukud või kelmitürukud või need tuttavad näod, et siis meie olemegi see tugipersonal kõik koos seal, kes me üksteist teame ja tunneme ja austame ka. Ja mul ongi hea meel, et kui ongi minul, kes ma taustanäitajatega nagu põhiliselt olen töötanud, aga ka just need valguse ja kaamera poisid ja türukud, et nad nagu teavad teid, me oleme juba üks tiim, et seal ei ole mingit nagu hierarhilist seda, et mis asja, et me kõik oleme seal toidu järjekorras tegelikult kõik koos ja me kõik koos oleme seal öösel pimedas ja külmas ja nii edasi, et tekib see selline hästi lahe ühishingamine. Minu arvast, vähemalt mina proovisin seda alati nagu niimoodi hoida, sest ainult nii me jõuame nagu kõik koos edasi mingi lahedesse. Ja, et nagu staarid seda võiks ju igaüks, kes tahaks, aga see ei vii väga kaugele, nõuda omaette treilerit ja omaette mingit köögi oma kokka, siis ma peaks olema tõesti A-klassi staar, võib-olla, eks on näitleja seisukohad, mis on õigustatud, et ma ei sööks valesid asju, et mul kõhu lahti võtab või mis iganes. Mitte, et mul oleks võtteplatsil kõht lahti olnud. Ei ole olnud. Jaanus ei taha seda kõigile rääkida. Ma teen nalja. Nii. Ma mõtlesin, et see jutt, sa tahtsid seda kõigile. Millist juttu ei ole midagi. Ma tegin väikse piti praegu. Intriigi, jah. Ei, selles mõttes ei ole nagu võtteplatsidel ei ole mul olnud, probleemi. Ja mingid kiirabiga seotud asju? Minul mitte. Võib-olla, et kellelgi on võib-olla olnud mingisuguse asju, aga ma praegu ei tule üldse meelde. Kui sul on mingi kogemus või Helene peal oli, aga ma rääkisin ühes Jupiteri podcastis ka, et oli üks taustanäitleja, ta oli ka väga pikk, aga ta oli väga peenikene. Sina ikka pikk mees, ta oli väga pikk, ehk siis ta tundus nagu üsna vana ja siis, mida ma kuulsin või nägin, me olime õues Paide lähedal, Esnamõisa lähedal, oli hobuvanker ja ta oli sinna peale nagu läheb on nagu selili ja suust tuleb vahtu ja teised juba nagu kriiskisid, karjusid, kõik kuidagi jooksid ringi ja ma üritasin kiirelt pilguga vaadata, kas kellelgi on telefon kõrva ääres, ei ole, hea küll, taskus telefon, 112, tere, et meil inimene kukkus kokku, krambitab. Ma ei tea, kes ta on, ma umbes ütlesin vanuse, tundub 40-50, ja siis lõpuks tuleb kiirabi kohale ja nii-öelda pahandasin natuke, nagu nad on, et pahandasid, et tema on ju alkohoolik, et miks teil siin taustanäitlejatel ei ole hommikul kell 10, et väiksed õlled kõigile, et nagu, ja see ei olnud isegi nali, ta ütles suht tõsise häälega, see meedik, et sellisele inimesele tuleb kas anda õlle või oskab ta ise mingit tabletti võtta. Nad andsid talle selle tableti ja siis see mees natuke sai mahla ka ja ma küsisin talt, et kas soovite koju minna. Küsisin kiirabilt algu, et kas võtate ta kaasa. Ei, meie tere kuhugi võtavad. Okei, siis küsisin häralt, et olete nõus nagu jätkama, sest Piret Toomap oli jällegi mu ülemus seal ja meil iga taustanäitleja on ju väga väärtuslik, eriti temasugune. Nad mängisid kõik selliseid ausalt öeldes, see oli, Helene oli ka nüüd 1800 lõpp vist ajastu. Kõigil on sellised räbalad riided, kõigil juba näod tahmaseks tehtud. Nad näevad nagu nii head välja ja see pikk veenike mees nägi nagu eriti šef välja, minu ja Pireti arvates ja ma teadsin, et Piret sooviks, et ta jätkaks ja siis ongi, et üritan seal mehed küsida, et olete muidu valmis jätkama? Ja, ma pean lihtsalt vetsus käima ja siis ma olen valmis uuesti. Raputan tolmu maha ja läheme edasi. Ja see oli nii naljakas, see mulle nii pikaks eks meelde, sest see, kui ta seal vahutama hakkas, siis see hobune, kes oli tema vankri ees, ehmatas sellest närvipingest ära, mis rahvas seal hakkas natuke, keegi ei hakanud karjuma, aga kõik hakkas närvi minema. Ja see hobune hakkas koos vankri ja patsiendiga nagu põllu poole kimama. Ja Imre Paabo, kes on meil see hästi lahe rekvisiitor, oled kindlasti ta näinud, tal on tumedid juuksed, must habe, hästi abivalmis alati. Tema siis jooksis kõige ees, et see hobuse nagu suust kinni saada, et rahu, sest see patsient oli seal nagu puuvanker ja niimoodi nagu hüples seal, et varsti lendab maha ka, et praegu ta on veel elus, varsti see murrab siin kaela. Ühesõnaga, see ei meelde. Jah,
et kindlasti juhtub, vaata, kui siin on inimesi, seal ka midagi juhtub, on ja noh, oled sa alkohoolik või mitte, või terviserike võib igal pool tulla. Aga jah, sa ju, ütlen Piretist me oleme rääkinud, eks ole, siin juba mitu korda Piret Toomvap, Schönberg, absoluutselt. Minu jaoks on see inimene on ikka üliinimene, see on otsa mõttes üliinimene. Kuidas tema oskab seda meeskonda kokku panna, seda näitlejate, seda plejaadi kokku, õigeid näitlejaid, taustanäitlejaid kokku panna ja mitte nii, et lihtsalt ta mulle meeldib, vaid ta põhjendab, miks ta seda vaja on. Mina tema tööd kõrvalt vaadanud, eks ole, et müts maha. Ja nüüd eelmine suvi, praegu on juba jaanuar, eelmine suvi Mustapori näkku Iisakul tulime kokku ka nagu mass inimesi, kelle on jälle Piret kokku kutsunud ja nii lahe on teha lihtsalt. Isegi minul õnnestus seal iseennast mängida. Šedööver, see oli nii cool. Must tuli just kangastus praegu see telebussi situatsioon. Et see on hästi kihvt, et selliste inimeste pärast ma käingi võttel, kui Piret ütleb, kuule, kas sa saad sel päeval tulla, et sinu tüpaaž on vaja näiteks, on ju, kuidas ma ütlen, et et see päevatasu on nagu olematu või saad mingi teesärgi või sooja käepidistuse, aitäh, on ju. See ei ole minu jaoks üldse määrav. Ma võtan töökohast kas või vaba päeva, palgata päeva, puhkuse päeva ja ma lähen lihtsalt. Piret kutsub, kuule, kuidas ma ütlen Piretile, et ei. Ma olen paar korda pidanud ütlema lihtsalt, ei saa, lihtsalt on mingi asjad on ees, ma ei saa kuidagi. Aga et see on nii äge, see protsess, mitte sellepärast minna nagu mängima nii, et sa lähed, mis iganes nüüd Märtit lähed pugema. Ei, mulle meeldib see asi. Ei, ülilähe. See on jumal äge. See on väga väsitav. Mul on olnud tegelikult, me räägime arstiapist. Ma arvan, et mul väga joppas. Käisime filmi, üks öövõtte oli sellest Sangarite. Öövõtte oli seal Harjumaal, kus see Timbu-Limbu maa on see laste mängumaa. Tembu aasta, seal on seal oli üks mingi punases tellises selline vana sükene nõukogudeaegne keskus, seal oli öövõtte, see restoranis seen oli. Ja ma tulin hommikul kell 5 sealt ära ja ma sain aru, kuidas ma tüürin autoga kraavi poole. See magamise, uinumise hetk oli, siis käis korra, läks jahedaks kõhuvalt. Et jah, aga siis ma võtsin oma maha ja ma pidin hommikul tööle tulema. Sa oled mulle päris tihti, mul praegu tuli ka need flashbackid, et kuidas me oleme võttel sinuga kuskil öösel jälle ja oleme seal cateringil kandis ja keegi on just värske kohvi võtnud ja sa oled jälle mingi, ma siit edasi lähen tööle veel ja mina samal ajal mõtlemas oma võttemõtteid ja mingi, meil on 6 tundi jäänud, meil on need ka nüüd minna ja ma olen nagu, Jaanus, pühad ajas. Sõidab teise Eesti otsa. Ja et me praegu oleme siin tööl, vaata, kuhu sa veel lähed siit edasi. Ja üks raskemaid oli tegelikult see Soome sari Seconds, teine osa just. Ja mina seal ei töötanud, aga ma olen kuulnud, et seal oli ka öövõtted, 2 öövõtted ja mul ei õnnestunud päevi vabaks teha ja ma pidin hommikul tööl olema ja seda nagu zombid oled lihtsalt, aga ma ei kurda. Mitte keegi sundinud, ma ise suure hea meelega ja tegelikult mulle meeldib see protsess, mulle meeldivad need inimesed, mis iganes ja kui öeldakse, et võta ma olen 3 korda iseennast mänginud operaatorit, Seconds esimeses osas mängisin ka operaatorit, selle pressikonverents oli ja siis seal filmisin ka materjali, aga siis ka see Estonia film, Estonia huku film, seal ma mängisin ka operaatorit ja see materjal läks ka tegelikult nii-öelda dokumentaali, nagu teleri, et see on nagu selline kihvt kogemus, et ju siis minu töö oli sobilik. See teeb rõõmu. See, kas ma olen telekas nähtav, kas mu nimi jookseb lõputiitlides, see on selline teisjärguline või kolmandjärguline. Mulle meeldib vaadata, kuidas meeskond töötab. See on nii äge. Ja iga kell need väljakutsed olen nõus vastu võtma. Nii nagu sina mulle ühe päris põneva asja mulle tekitasid. Sassis seriaaliga. Nii, ja. Palun räägi sellest. No räägingi sellest, siis see tahab välja tulla see lugu. Siis hakkab kergem vaata. Andres Maimik, Rain Tolk. Jah, nende sari kiidetud ja tunnustatud sari Sassis. Ragne, mis see perekonna nimi? Pekarev oli siis peaosatäitja, eks ole. Et see minu mõttes küsis mu käest, kas mul on, et sul on politseini või seal on politseinikku vaja mängida, kuidagi nii see teema on. Mõtlesin, seal päeval olen vaba, miks mitte. Selgub, et mu kõrval tänavas, kui ma veel Rakveres elasin, kõrval tänavas, et seal on maja, seal nad toimetavadki. Ma ei ole kunagi märganud seda maja. Roheluses selline ilus.
vist oli Raini äkki ema ja, või kuidagi. Tema suguse, aga mingi ja siis tavai, et siis sa andsid selle toimetal, režissööril, kellele iganes, sa andsid mu koordinaadid ja siis ta võtab minuga ühendust, kuule, et Matilda ütles, et sa tuled tegema, see on jaa. Aga siin on sulle stsenaarium pea 2 lehekülge teksti, mis on mida? Mida kuradit? Ma olen kogu aeg vaikid ekstra, eks ole, taustal teen lihtsalt mingit mängin põõsast ja kurja peremeest on ja ma vist mäletan, et keegi ütles, et mingi paar laini on ja ma vist peas mõtlesin, absoluutselt sa deliverid, sa tood kastanit tulest teile kindlalt. Ja see oli muidugi äge kogemus ja saad aru, õpid teksti pähe, kõik on äge ja siis hakkasime tolgiga ja hoovistame proovi enne, kui Ragnega hakkame seda tegema. Ja siis ma hakkasin rääkima, siis ta ütleb, stopp, sa õppisid teksti pähe või? See on jaa, mul tekst anti kätte. Ei, tähtis on vaata need 4 sõna, mis seal sees on, see sõna. Kõik muu pane nagu, leiuta. Okay. Mul tõmbas nii plokki ette. Ma ütlen, mida? Praegu ma olen nii häbi sees, eks esiteks, mida ütleb Matilde, tema mind maha müünud see heas mõttes, mida vaatab tolk, vaatab, et kuule, see ei ole normaalne, mis siin mul toimub. Ja mul oli siki, tead sa mingi vastutuse teema, see vist on aastakäigu numbri vist probleemist. Võib-olla, aga minul on ka suur vastutus ja ma tean, et mu isal on näiteks, mu emal on, et see on ka mingi see, kuidas me oleme üles kasvanud ja ilmselt see ka on meid viinud kohtadesse. Ja, et ma nagu tahad nagu parimat ja teed nagu nii ja siis selgub, et saab ju lihtsamad ka, aga ma ei ole nagu lihtsamaga nagu valmis olnud, kuule, et mitte, et see nüüd improvisatsioon lihtsam oleks. Ei, me tegime 3 erinevat tuublit, 3 erinevas emotsioonis. Ja ma mõtlesin, kuidas see stseen lõpeb. Vaata ise. Ütles Maimik selle peale. Siis ma leiutasin lõpu, mis see politseinik teeb, eks ole, kui Ragne sealt ruumist verandalt ära jookseb. Mängisin mingisugust jobu nägu, vaatan kausesse. Aga jah, korrast tehtud, lähme edasi. Nad on nii naljakad. See oli väga lahe kogemus, et ma tänan, et selle kogemuse mulle andsid. Nii et tuleb võõsa tagant välja, et ütle paar sõna ka. Kuigi ma olen ka Soome presidenti mänginud, Mauno Koivistut. Nii. Kus? See oli Soome seriaalis Rosvopanki. Ja, sest mul praegu tuli Omerta meelde, aga seal oli meil hoopis muud asjad, muud näitlejad, aga Rosvopankit tegime ka. Seal oli nagu sarja vist viimases osas vist ja ma ei ole seda sarja veel näinud. Ma ei ole, mul on tegelikult vist mingid lingid. Pärast räägime eetriväliselt võtame teiega ühendust. Just. Et ma olen seda otsinud ka nii-öelda linkide pealt, aga ma ei ole leidnud. Aga huvi pärast, loo enda pärast. Just, ja ma mäletan stsenaariumit lugedes. Mina töötasin seal jälle taustanäitlejate koordineerijana, aga ka 3. AD, ehk siis kui taustanäitlejad ei olnud, siis ma assisteerisin esimest AD-d ja kui on vaja ka nagu nii-öelda võttepaigal lähedal hoida näiteks vaikust või liigutada midagi või logistiliselt aidata seal koha peal mõelda, siis see on see, mida 3. AD teeb. Ja ma nii mäletan, et see Rosvopanki stsenaarium oli ka hästi lahedalt kirjutatud, et seal oli, et nüüd hakkab see muusikapala käima ja see oligi mingi kuulus vanaaegne lahe laul. Ma panin selle Spotify'st käima ja lugesin seda stsenaariumit edasi, et siuke laheda rütmiga oli juba see stsenaarium kirjutatud. Mõnikord on see, et stsenaarium on siuke tavaline, ütleme neutraalne ja montaažis alles pannakse see mingi rütmi et seal oli juba stsenaariumis nagu tunda. Sä oot 27-vuotias kansantaloustieteen tohtori. Sä voit kävellä mihin tahansa pankkiin sisään ja lyödä kovan palkkapyynnön pöytään. Miksi pankkitarkastusvirasto? Voi kiinnostaa rahaa. Muuta kuin teoreettisessa mielessä. Iske rahasta poistu. Me tehdään tulosta ja vain tulosta. Se on nii äge, ma tulin sinna majja, siis oli Icon Agency oli nii-öelda siis castingu peal, eks ole, ka väga lahe firma, asutus, kellega mul on väga palju huvitavaid koostööprojekte olnud, tervituse neilegi. Just. Ja siis ma oletan, sest oligi äkki keegi nendest võttis meil seal ukse peal vastu. Rebecca äkki oli või oli meil seal Terje tuli jah. Ja Terje ütles, nii, tule sinna, siin oledki see president, nii, nüüd lähed sinna hoovi bussi, aga see tähendab ju midagi muud ju, see on next level, eks ole, et ma ei ole tavaline ekstra, vaid ma lähen sinna näitlejate bussi Krimmi, eks ole. Ja seal juhtus äge asi. Mina sain oma lipsud asjad kõik ette, seal tehti mind ülikond selga ja jälle ma olin oma ülikonnaga, nagu sageli käin. Ja siis tuleb uks lahti, tuleb siis Annu-Pekka Björkman tuleb sinna sisse. Ütlesin Päive, tuleb bussi edasi nagu, ma tunnen sind, vaatab mul sükst, ma tunnen sind ka. Oot, sa oled see igide mees, ma ütlesin jaa.
ja siis meil oli seal juttu kauemaks. Issand, Hoppe ütlevad nad Ja, on ju, Hoppe, Hoppe on lihtsalt legendaarne. Ma armastan väga Tommy Korpelat, aga see, kuidas ma Hoppet armastan, see on jällegi see on ka next teistmoodi level. tüpaaž, et see on nagu... Ja mul on nii palju videosi Rosvabankist, kus ta laulab oma mingi kanamuna-püksid, ta laulab mingit lolli laulu, ta on mingi üle 60 ja ta on geniaalne inimene, geniaalne nagu humorist. Ja siis Võtteplatsi, siis tema mängis mingit ministrit, eks ole, ja siis meil punasel vaibal ja siis me seal nagu seisame. Korrumpeerunud oli ta isegi vist. Isegi, seda ma tausta teagi, ja siis seal oli meil paus vahepeal, me istusime seal ja siis ta rääkis Soome uudiseid mulle ja kuidas Annilal läheb ja nii edasi. Siis ma sain teada, et ta elab teistmoodi elu nüüd ja et elu on muutunud ja mis tema kõik teeb ja huvitad asju ja mis et okei, mis mina ei ole kuulnud, ma elan Rakveres, need uudised sinna ei ole jõudnud. Aga ta sai minu arust eelmine aasta, minu arust ta sai oot, ma mõtlen korra. Hoppe. Ta sai mingi suure auhinna ja ta oli mul võttel kohe mingi järgmine päev ja ma läksin Krimmi-bussist välja, või Krimmi-bussi juurde, et nagu Hoppe, palju õnne auhinna eest ja see oli hommikul kell 7. Ja siis ta oli nagu, kuidas sa juba tead? Ma mingi muidugi vaat. Et nii armas inimene, armas, naljakas, südamlik, pluss üliandekas näitleja. Temaga on ka see, nagu Tommy Korpelaga, ta ju näeb see sama inimene välja, ta on ju tavaline inimene nagu me teised ja nendes rollides tal ei panda mingit parukat või vuntsetab, see on nagu Tommile mängib ise ennast põhimõtteliselt. Ta mängib ise ennast, aga see on nii nagu Kiiksuga. Usutav ja nagu erinevates rollides see on kõik usutav, et ongi, et sa ei näe, et see on see sama, aga nagu see on nagu, kui näitleja oskab usutavalt mängida, see on nii imeline, see on uskumatu, sa vaatajana oledki kaasas seal loos, ükskõik, kas sa vaatad läpparist või kinos, et see on kõige lahedam tunne. See Tommiga ükskord sain ka seal kuskil Laulasmaa kandis kokku, üks võte oli seal, Piret kutsus sinna, ma olin seal koroner, laivavedaja, see oli see Musta valo. Ja kui siis Tommi mängis vist uurijat või midagi siukest seal, kellega selle naisterahvaga, seda nime ei tea praegu. Ja siis me seal tegime trenni seal selle käruga seal nii-öelda laipa vedada, eks ole, ja siis Tommi vaatab, tuttavad laipa vedada. Nii et jälle oli juttu, oli üks et hästi kihti siuksed taaskohtumised ja siuksed, et ongi, see igitee on nagu minu jaoks nagu selline majakas, selline maamärk on minu jaoks olnud, et ma usun, et teistele ka, kes sellega kuidagi moodi seotud on ta siis ekstra olnud või sõna otsa mõttes hobuse parisnik, eks ole, või iganes, seal oli ju Kati hobused vist olid sealt Pärnust toodud, eks ole. Et see oli nii äge see kogu see seltskond, et see on see, mille nimel elada ja surra, ütleksin ausalt. Et 04 ja seal üks hommik ma mõtlesin, ma ei saa võttele minna, peale seda, kui oli see maja nii-öelda Sarika pidu, seal üks võte oli, me seal tantsisime. Mul hommikuks põlved ei liikunud. Kriuksusid. Ma mõtlesin, et kuidas ma helistan Piretile, ütlen, et sorry, mul jalad ei paindu. Kriuksusid, saad aru, mingi kõlitamine oli läbi. Ja kuidas, süstlaga mingi tüli. Siis ma kuidagi tegin sammalt valus ei olnud, aga niimoodi põõlaliigesed tegid ja siis ma tegin köögivahet, sa võiks samme, siis sa nagu läks käima ja see on täitsa müstika. Ja selle peale öeldi, et tuleb rohkem rahvatantsu teha. Keegi ekstratest togis. Et selles mõttes, et võtted viivad üks asi teiseni ja tutud uute inimestega, sama see Pillega, kellega seal ekstra oli meil, tema läks Iconisse ju kellelegi puhkust andma. Kui lahe. Ja helistab, kuule, meil on vaja siin ühte isa rolli, tule kandideeri, eks ole, mingi saksa reklaam oli. Ma läksin, mängisin seal mingisugune, seekord minul ei õnnestunud, aga mu nimi ei kartud teeki. Just. See on kõige tähtsam. Sealt hakkas tulema, et jälle seda baasi on vaja. Ja, kes iganes kuulab ja on mõelnud, et filmi võte, ma ei julge minna, mulle ei meeldi, kui must pilti tehakse, aga samas tahaks nagu osaleda kuskil. Ongi, et algul panna ennast lihtsalt sinna ankeetide hulka nagu lisada ennast. Et sa ei, oletame, et keegi, kes ei taha olla nagu esiplaani näitleja, aga tahaks nagu osaleda või vaadata külje pealt, et tausta näitleja nimeline või nagu algus sellele, et mõnikord ei jäägi tead näha sind, aga sa saad koos teistega rahulikult jälgida, et mis toimub, sa ei tee mitte midagi valesti, sest et mina olen alati öelnud tausta näitlejatele, vähemalt olen proovinud seda öelda, eriti viimastel aastatel, et võib-olla alguses ma ei osanud seda välja öelda, aga eriti nüüd Bubble and Squeaky peal ma mäletan paar aastat tagasi ja veel mingid
viimase aja projektid, kus ma üritan taustanäitlejatel kohe päeva alguses öelda, et teie ei tee ega ei saa teha mitte midagi valesti, vaid juhendamine peab olema siis veel selgem. Oletame, et me teeme uue duubli, et midagi siin ajastuses läks nagu natuke nihu, see ei ole teie süü, vaid taustanäitlejad liiguvad, mingid autod kuskil liiguvad, peategelane liigub ja kaamera liigub, et see koordineerimine võtab meeskonnal natuke aega, olge meiega kannatlikud, kuulake juhiseid, proovime kõik üksteisest hästi aru saada, et see taustanäitleja ei kardaks, et nad ütlesid stopp, see režissöör vaatas nüüd kurja pilguga muu poole, minu pärast läks kõik sassi, sest võib jääda siuke mulje, sest et keegi vaatab, ongi veidra näoga ja meie see kaameratiim ja minusugune režissööri assistent, meil on peas nii miljon mõtet, et ma võin pilguga sust tõsise näoga üle vaadata. Et see pole isiklik. Et jääb mulje nagu nüüd sina midagi tegid valesti, see üldse pole nii. Ma mõtlen samal ajal mitut erinevat seda nagu liikumist ja mõtlen ise, kuidas nüüd ruttu sellele hea lahendus leida. Nii et kõik taustanäitajad on väga oodatud ja alati ma üritan öelda, et meie juhendamine, me mudime seda, et teie teete täpselt nii, nagu me ütleme või proovite teha ja kõik naturaalne inimesed, tavaline lihtsalt kohvikus olemine või kõndimine ongi nagu oodatud ja tuled proovid. Ma olen mõned tuttavad on öelnud, ei, mind enam ei võeta, et ma olen nii vana, mõtlesin, et tead, ekstrateks on näitlejateks on vaja imikutest kuni raukadeni välja. Sa ei tea iial, kus sinu tüpaaži ja vanust ja sinu välimust vaja on. Pikad juuksed, lühikesed juuksed, ma ei tea, oled kiilakas või punapea või blond, eks ole. Näo tatoveeringuga tule. Jah, kuigi jah, tavast on niimoodi tatoveeringutega on probleem, et sul olened filmist, olened ajastust. Just, ajastufilmid on probleem. Näiteks Mustapori näkku või mingid tänapäeva filmid, Soome tänapäeva filmid on just niipidi, et soomlastel on nii palju tatoveeringuid, et miks teil siin pole ja sama on ka see, et Soomes on väga palju erinevast rassist inimesi, eks ole. Ja kui nad tulevad Eestis filmis, on sama, et teil on siin kõik, eks ole, valgenahalised, et kas teil on nagu natukene huvitavamaid inimesi ka, see on nagu, mis mõttes vaata, et me tahame teha, et siis ka pannakse kokku selline põnev kamp ja vanuse mõttes ka, et meie Piretiga oleme nii-öelda näljased kõikide erinevate inimeste osas, et me tahame just erinevaid vanuseid, see on nii lahe, kui tuleb. See on see võimalus teha nii heas mõttes valiku, erinevad tüpaažid. Et ma olen öelnud ka seda tegelikult, et mõni küsi, mis sa sealt saad ja ma olen öelnud, jah, ma rikkaks, et ei saa, mis räägime rahas mõttes on, see ei ole minu eesmärk. Aga see ongi see variant, mine ja proovi. See on 2 varianti, kas meeldib või ei meeldi. Ma tean, paljudel hirmutab see, et ma nii palju peab nagu öeldakse passima ja ootama. Jah, see paljudel ei sobi. Ja tõesti on palju ebamugavust kannatama ja tegema, eks ole. Neile, kui tuleme igitee juurde tagasi, see on nii palju elus, näiteks kui see üks päev oli seal Altekandis küla maha laskmises see oli 10 tundi, me olime pallialu ja vihmases metsas, udupeenes vihmas. Ma ei ole elu sees nii puhtaid jalgu näinud endal. Just. Aga see oli ka viimane võttepäev minu arust Lembi Tulfsakiga. Ja, see oli viimane kord, ma teda nägin. Ja see oli tema viimane filmiprojekt. Et see jääb nagu meile kõigile kindlasti selle tõttu ka meile. Muidugi kohutav stseen ja filmis see oli nii kohutav, et ma nüüd ka uuesti, kui ma nägin seda filmi, jälle nutsin. See on nii... Elad läbi, kui sa kuidagi mõjub jälle. Ja, sest see on nii nagu rõve ja jõhker nagu temaatika, aga see võttepäev oli ka raske, aga jällegi need inimesed, me teadsime, et nad austavad meid režissöör ja kõik meeskond, et see ilm ja keskkond oli nii raske, meie sees kõigil nagu mingi tuli põles, et me teadsime. Mul ei olnud külm. Ja. Ma mäletan siis, kui see lõpupidu oli seal Berliini trahtlis siin, eks ole, siis Jonna Järnefeld, eks ole, kes üks mängis seal üks Soome näitleja, ka ühte osa, tuli minu juurde. Et tead, ma pean su ees vabandama. Mõtlesin, et mis siis nagu juhtus. Et vaata seal sama see metsasseen, kus me seal olime, eks ole, külmetasime terve päeva. Me olime, seal pikk rivi oli ja mina olin nagu põhimõtteliselt oma nii-öelda filminaisega olin, et jah, nii-öelda olin sealt kohe taga, nagu need peategest läksid maha laskmisele. Ja nemad olid meil ees ja oli stopp, ja siis pandi neile pleedid ümber joped ja vihmavari, eks ole, aga meil mitte, eks ole. Ma ei solvunud sellest absoluutselt, mul ei olnud nagu probleemi, hiljem muidugi vist keegi ütles, kuule, et nad iska külmetavad, aga ei, mul ei olnud üldse mingit probleemi, kõige vähem sellest mingit probleemi tekitada ei ole, ei. Ja siis ta ütles, mul on probleem, meil oli kogu aeg sussid jalas, meil pandi seda 3-4, teie meie selja taga külmetasite, mul on nii piinlik, mõtlesin, et
kõik on okei, ole rahulik, maga rahulikult, kõik on hästi. Aga see on nii armas, see näitabki seda, et esiteks nende nagu Soome rahvus, kes ei ole, eks ole, ma ei tea, neil ei ole sarnane ajalugu nagu meil, neil on sarnane, aga jällegi mingid asjad, ütleme meil, eestlastel, meil on veid see, et me oleme juba harjunud vaata kannatama või kuidagi kuklas on see, et noh, kui peab, siis peab ja kui on siin mingi vahet tegemine. Kirume, aga teeme edasi. et noh, meil olemegi taustan, et me kannatame ära, peas, et sa leiad enda jaoks selle motivatsiooni, et noh, ma tulin ja ma tahtsin teha, aga see on nii sümpaatne, kui need peanäitlejad, nad nagu panevad tähele ja näevad ja nõuavad seda kohtlemist kõigile sarnast. Kahjuks mina võingi võtta oma positsiooni praegu, et 3. AD-na öelda, et kui meil oleks suurem eelarve, seda rohkem olekski neid kostüümiassistente ja minusuguseid ekstrat assistente, et jaksaks kõigile tekid tuua ja kiirelt need kokku koguda. Aga lõpuks ongi see, et kui võtteaeg nagu niimoodi lippab, siis millele me jääme lootma või nagu soovima, ongi see, et kuna saaks rohkem kaadreid filmida, äkki te olete nõus need pausi ajad ilma jalanudeta, ilma tekkideta veetma, et me kiirelt liigutame kaamera ja jälle, saab edasi. Et lõpuks ongi, et me teeme siis mingi valiku. Ja. Et see on hästi kihvt. Ja et selles mõttes neid selliseid põnevaid, rasked hetki on olnud, loomulikult möllad sa seal mudas või teed sa mis iganes, oled siuke ebamugavas kohas. Ja siis me mõtlesime omavahel, arutasime, et aga kui näiteks sama see Annila, eks ole, rääkimisest režissöörist, et kui ta ütleb, et hüppa sinna porri ja suple seal, eks ole, nii nagu 99 selle sodi sees, et kas sa teeksid? Mõtlesin, jaa, teeksin. Kahtlemata. Ta lihtsalt sa oled nii kuidagi selles vaimsuses, et kuidas, ei, sorry, mul saad käed mustaks või põlved lähevad katki või... Ma olen nõus, et ma arvan, päris näitlejatel ka on täpselt seesama, et kui nad usaldavad režissööri või oma teatrilavastajat, siis sealt hakkavadki nagu lahedad asjad juhtuma, et kõrvalt keegi võib öelda, et mis asja, mida te teete ja miks ja mis iganes. Aga kui mingi nagu loominguline tiim saab kokku ja nad üksteist sütitavad, et see on nagu kõige lahedam. Sun panahan Jussi ikitielle. Neuvostoliitto. Sinähän sotana niin kauheasti halunnut. Pääset omies joukkoon. Te olette käynyt viattoman kimppuun. Ota tunnolle syyttämän veren. Mä en ole kommunisti. Tervetuloa Neuvostoliittoon, toveri Ketola. Et see filmi tegemine on äge, et ma saan aru, et see ei toida ära. Sellepärast sa ka Narvas oled nüüd, eks ole, et igapäevased maksud on vaja maksta ja nii edasi, et see majanduslik kindlustunnet, eks ole, et see on, mul on ka õpilased, kes on läinud BFM õppima ja üks õpilane, ta ei olnud minu õpilane, aga siiski üks noor õpilane siin kõrvalkoolist oli, ütles, et ma läksin katsetele ja tulin sealt ära, sest ta tükk aega mõtles selle motivatsiooni kirjutada, mis seal oli vaja kirjutada, mingisugune essee või mingisugune asi. Ta tõusis püsti läks ära, ta sai aru, et see on küll väga äge, see on tema harrastus, see on tema nagu see, aga kui mul pere tuleb, mis ma siis teen? Ta läks minema, läks omandas hariduse ja saab ilusti hakkama ja kõik on hästi, aga lihtsalt seda huvi talt keegi ära ei võtavad, selle filmi huvi. Et selles mõttes on see muidugi kurb. Mul on ka küsitud, miks ma päevatööd teen, miks ma ikka veel koolis töötan, kuigi mul on oma firma, võiks vabalt telesaated teha, nii nagu sinul on, eks ole, OÜ, eks ole, ja nii edasi, eks ole. Aga mõtlesin, et jah, mul on see back-up olemas, ma saan alati sellega tegeleda, kui viskab päevatöö ära või ma enam ei saa hakkama või ma ei taha enam teha, aga see on see, et 24/7 ma pean kogu aeg mõtlema, tootma, kus ma saan kaamera käima lasta. See on päris pingeline, päris raske. Ja mul oligi see, ma tegin seda umbes peaaegu 10 aastat seda vabakutselise filmi, kas režissööri assistendi või produktsiooni assistendi tööd. Ja see oli lahe, see oli vinge ja seal olid pausid ja olid ka tihedamad tööperioodid, aga jah. Nüüd viimane aasta oli nagu veel hõredam kui eelviimane aasta ja need projektid, mis ma tegin, mida paar tükki oli, need olid väga-väga lahedad. Et eelmine kevad ma olin Emma Thompsoniga Soomes, nagu üks mu lemmik näitlejaid Inglismaalt ja siis ma mõtlengi, et kui ma saan siuksel projektil olla, see tähendab, et ma ikkagi teen oma tööd kvaliteetselt, aga kui projekte aasta peale on nii vähe, siis ma ei suuda oma Kalamaja korteri üüri maksta, ma ei suuda oma sõprade sünnipäevadel käia või nendega koos reisidel, kui nad mõnikord kutsuvad või suvel on mingid festivalid,
et see on nii nagu raske, et ma ei saa tegelikult elada oma elu nagu täisväärtuslikult, nii et ma hakkasingi veits mõtlema, et mida ma saan veel elus teha, mis tegelikult olekski võib-olla arendav ja liikusin edasi, liikusin haridusse, olen eesti keele õpetaja Narva vanalinna põhikoolis ja praegu mulle tohutult seal meeldib, sest et ma saan kõike seda, mis ma olen elus kogenud, seal edasi jutustada ja kanda või nagu innustada noori, tegema midagi, astuma ükskõik milliseid sammu, mitte filmimaailma mõttes, vaid just, et elus. See, et sa nagu haridusse läksid, tegelikult sinu taust on ka filoloogia taust ja inglise filoloogia taustaga oled, eks ole, et samas filminduses sul ei ole diplomit. Ei ole. Nii nagu minulgi, mina olen ka selline ise leiuta nagu Lomonosso, nagu siin mõni ütleme, elu on ja praktika on õpetanud ja profide juures kätt harjutanud, aga tegelikult ma ikka ütlen seda, et kui sa tahad minna õppi, on ju. Saad ikka mingisuguse teadmise juurde, kas sa selle peal töötad, see kohe, see on ise asi. Aga see, et sa jõudsid Narva, see tegelikult on ju tegelikult mis äge ju. See on väga lahe, See on ju tegelikult jumal äge lükke. Ma arvan, et ma teeks samasuguse lükke, kui ma leian, et mul on mingi probleem on küll loll sõna, aga et mul on vaja mingit muutust. Aga praegu ma olen sul siin külas Rakvere riigigümnaasiumis ja siin on nii cool, ma näen, kuidas sa tead kõike sellest majast ja sa aitad siin nii väga kaasa sellele, et esiteks õpilased saavad paremini tehnoloogiast aru, gümnasistid juba midagi teavad, aga nüüd nad saavad veel paremini nagu näha ja siin on, sellel majal on nii palju võimalusi, et õpilased saaksid veel laiemalt seda maailma näha. Meil Narvas on ka suurepärane keskkond, kus nagu hakata vaikselt vaatama ringi, aga mida rohkem nagu neid uusi koolimaju ehitatakse või tehakse korda, seda parem on noorel nagu lihtsalt avastada seda maailma, mis on väljaspool TikToki või väljaspool nende enda väikest perekonna. Ja tegelikult väga palju sõltub inimestest. See, et sina läksid Narva, sa teed seal heas mõttes oma missiooni. Mis missionäär minnes mõttes on ju? Elu missionäär on ju, sa lähed oma elukogemust, oma sellist elurõõmu sinna tooma, eks ole. See ei pruugi isegi Narvale, sa võid vabalt minna ka Pärnu, kus iganes, sa igalt poolt hakkama samamoodi. Ma ei nagu ei rõhutaks seda, et näen Narvas on ju, kuskil seal idas on ju. Et mul oleks vaja, et ma läheks ka sinna, kui mul oleks mingi oma seal, mida ma tahaks anda. Aga see on see, et oleneb inimestest, vaata, palju ju oleneb see kolleegidest, koolijuhist, kuidas nad toetavad, kuidas nad on. Kui minul ei oleks sellist koolijuhti, nagu see on praegu on, siis ma oleks kindlasti oluliselt vaesem seda, ütleme, filmi suunda siin arendada ja siin just natuke näppisin kaameraid, eks ole, näitasin sulle, et isegi mina pean seda kaamerat õppima, et mu enda isiklik tehnika on sutsukene vanem, aga see ongi jälle next level, ma pean jälle harjutama ja tegema ja õpilas samamoodi, näe, siin on selline asi, õpime, teeme salvestame asju ja... Kui on võimalusi, see on nii võimas. Mul on täpselt sama ja sa võtsidki mu sõnad suust, sest et minu koolis mul on nii tohutult vedanud oma koolijuhi ja õppejuhiga, kes suhtuvad minusse kui täiesti algajasse õpetajasse, kellel on lihtsalt, mul on missioonitunne, mul on motivatsioon ja rõõm õpetada eesti keelt 5. ja 7. ja nad võtsid mu tööle, nad usaldavad, et see, mis ma lubasin, et ma kavatsen teha ja õppida samal ajal juurde õpetajaks, kui ma samal ajal juba tööd teen, nad on usaldanud mind ja usuvad minusse ja iga päev ma näen, et nad on tänulikud, et ma sinna tulin ja minul täpselt samamoodi. Ilma toeta ma ei oleks nii rõõmus seal iga päev, sest töö on ju raske. Noori inspireerida ja olla kannatlik ja nii, aga see tohutult meeldib mulle ka, tohutult. Kas sa oled selle peale mõelnud, et okei, sa praegu oled seal, sul vist on mingi tähtajaline teema seal vist? 2 aastane, jah, 2 aastat. Et oled sa alguses mõelnud, mis siis saab, kui need 2 aastat läbi saab? Kas sa jätkad sama teemal kuskil samas kohas ja mujal või lähed hoopis 3. teemasse? Kuna ma nüüd, praegu on jaanuar, umbes aasta tagasi hakkasin mõtlema, et okei, mida ma peaksin oma elukesega tegema, viskasingi vist kuskil veebruaris Noored kooli programmi oma ankeedi sisse, et ma tahaks kandideerida, tahaks uurida, mis saab. Ma sain sealt erinevatest voorudest edasi, sest nad avastasid, et minu väärtused kattuvad nende väärtustega ja siis kevadel ja suvel oli tohutu nagu siis koolituste periood, kus saidki nagu baasteadmised, et kes see õpetaja on ja mida on ühel õpilasel üldse vaja. Kuidas päevikut täita. ja siis, kui see koolis sissekandeid teha, aga nüüd ma olen siis septembrist kuni praeguseni seal põhikoolis töötanud ja ma olengi neid mõtteid mõelnud, et huvitav, mis saab pärast 2 aastat, aga ma võtan rahulikult, et see 2 aasta jooksul võibki nii palju muutuda minu enda peas, see, kuidas ma saan aru, kas ma saan üldse selle tööga hakkama. Praegu see pool aastat ma olen tõesti hästi-hästi kõrgel
nagu rõõmsatel emotsioonidel veetnud, et on nii-öelda crash'e ka, aga need crash'id on pigem sellega seoses, et kuna ma ei ole veel nii teadlik õpetaja nagu päris nendest oskustest, aga ma järjest õpin neid juurde, et siis seal tekib vahepeal mingi ebakindlus. Aga see on nii loogiline ja jällegi, kui mu õppejuht ja koolijuht ütlevad, et sa õpidki, sa ei peagi veel kõike teadma, et alles 5 aasta pärast sa saad aru, mida sa päriselt teed. Ma olen, soo! Või mida sul veel vaja on, eks ole, selle jaoks, et kui on nii salliv ja toetav keskkond ja nad pakuvad koolitusi, nad saadavad mind kohtadesse, nad lubavad mul käia kohtades, kui ma ütlen, et ma pean kuskil olema, oligi tegelikult sisu, esilinastus oli siin sügisel Tallinnas ja keset kooli nädalat, et võib küll öösel tagasi kooli sõita, aga ma palusin ikkagi järgmise hommiku vabaks, et siis ka sellised asjad, nad nii toetavad, kui meil on mingid omi asju ka ajada, kuigi põhikooli tööplaan on ikkagi tihe ja tugev. Ühesõnaga, et see, mis ma olen mõelnud, on praegu see, et vähemalt 2 aastat ma tahan seal Narvas olla ja olengi. Ja sealt edasi mulle väga meeldib see sama kool. Mulle kindlasti meeldiks ka gümnasistidega koos töötada, sest sealt läheb veel edasi selline vanuse värk, et saab veel huvitavaid vestlusi pidada, aga hetkel praegu ma ei ole valmis gümnasistide õpetamiseks nüüd näiteks. Või paralleelselt või teha hoopis. Jah, veel ei ole sellepärast, et just eesti keele mõttes, et need, mis on keskkooli riigieksamid või põhikooli lõpueksamid, isegi 9, ma ei ole veel valmis töötamast, ma ei oma veel neid teadmisi, et ma praegu 5. ja 7. tegelikult terve tund me harjutame käitumise kontrollimist, siis me harjutame üldse, et kuidas ennast motiveerida üldse õppima, et kui õpik on nagu lahti ja see on mingi tekst, et kuidas üldse motiveerida, et mul on nüüd vaja mingit infot, et kuidas seda üldse harjutada, ma tegelikult tegelen sellega ja ma arvan, et ma olen täiesti õiges kohas. See on äge ju, et kui on keda tõugata heas mõttes. Et mina saan alati heas mõttes ülbitseda koolis, et no ma teen kursust äkki selgi 3., 4., ma käin vaata Jõhvis ka riigikoolis seal seda filminduse kursust tegemas, nagu ma siingi koolis teen. Et ühtepidi keegi ütles, sul pole ju mingit vastutust, mõtlesin, et vastutus mul on, aga mul ei ole vastutus, et ta peab eksamit tegema, riigieksamit, selles mõttes on mul nagu vedanud. Kui sa räägid eesti keele õpetamisest, siis kui sa räägid, siis on loomulikult see on ikka hoopis teine teema. Aga kui lihtsalt minna mingi valikkursust tegema midagi, siis why not, sa võid ju minna see gümnasistidele ju midagi tegema. Ja seda küll. Me oleme siin isegi rääkinud, meil on Narvas ka Kutsehariduskeskuse üks osakond, üks filiaal on seal, pluss on täiskasvanute kool ja nii edasi ja gümnaasiumis on ka igasugu asju ja järjest ma loon seal tutvusi ja loon sõpru, et kui ma enda tööga saan põhiliselt hakkama, et siis ma võin mingid lisaülesandeid ka kindlasti võtta ja tegelikult tuleb Take Narva filmifestival meie Narva Eesti riigigümnaasiumis Nergis ja siis sinna ka mind kaasati õpilaste poolt kui mitte mentor, aga et väike ütleme lisajõud ja žüriiliige, et oma teadmiste ja oskuste ja tutvustega saan tegelikult aidata loodetavasti päris palju. Ja see know-how on hästi tähtis tegelikult toetada noori, eks ole, nad võivad tahta teha, aga kuidas tegelikult teha nagu on ju. Et see on nagu, see on äge. Mis sa Narvas veel jõuad ära teha peale koolis tundi tehes? Praegu ma ei olegi väga palju juurde võtnud, aga käin vahepeal ujumas, ma proovin käia kõikidel kontsertitel ja külalisetendustel, mis sinna käivad. Rakvere teater käib jumala tihti. Ma ütleks, ma tahan vahepeal öelda, et kord 6 on Rakvere teater meil seal Vabalaval oma külalisetendusega. Mul on nii suur rõõm selle üle. Tervitused Tiina Mälbergile, sest et teda ma nägin seal pärast ühte etendust õues ka ja kiitsin, et nii tore, et te käite või nagu, see ei ole Tiina töö ilmselt või tema öelda, et kas käia või mitte, aga nad käivad, isegi kui see saal ei ole meil puupüsti seal Narvas täis, sest et ausalt öeldes pilet on, ja mitte et Rakvere teatri pilet on kallis, vaid lihtsalt üldiselt, just eile lugesin hästi kurba nagu tõdemust, et kuna Narvas on küttehinnad ühed kõrgemad Eestis ja elatustase on madalam, et inimestel lihtsalt ju tegelikult ei ole nii palju vaba raha, et kulutada meelelahutusele. Just ja meil on Narvas päris palju kontserte, jumal tänatud, et neid on, et saab käia, kui sul on raha üle ja nii, aga tegelikult on, et nüüd ütleme kontserdi või teatri
ürituste korraldajatel ei tasu heituda ja stand-upi poisse ma olen ka kutsunud korduvalt, et kui saal ei ole nüüd puubisti Narvast täis, see ei tähenda, et ärge rohkem tulge, vaid palun käige. Et on see käimise, see stabiilsus, eks just, see rutiin tekiks, et Narva inimesed saavad ka mõelda, et meil ka siin on, me oleme ka osa Eestist, et meil ka nagu käivad need samad artistid, kes on tegelikult kuulsad üle Eesti ja keda me fänname ja kellest me kuuleme. Et muidu ma näitan ka ainult õpikust või näitan ekraanilt, et näed, siuksed inimesed ka eksisteerivad. Me tahame neid päriselt näha, mis on ülilahe on see, et nüüd esmaspäeval tulevad need Atlandi sõudjad tulevad meile kõik külla sinna üks tuleb meil siin ülilahe. Praegu nime koha pealt ma jään võlgu, aga Nad tulevad ja nad räägivad ja ma saan oma 7-ndikega sinna kohale lennata neid kuulama ja sellised väiksed momendid, et me saame päriselt näha ja kuulda mingeid inimesi, et see külaliste said ju lugeda, näha mingid plakatid, kus see konkreetne inimene, selle mingi eluala tegelane tuleb ja räägib sulle oma kogemustest. Meil on ka siin igasugused küll mõttepaneelid ja inimesed siin arutavad, siin on mingi tund aega, siis on kohe siin saalis või aatriumis, eks ole, ja inimesed räägivad oma kogemustest. Ja ma mäletan ise noorena, et kui mul näiteks 21. koolis käisid külalised, et noorena sa vaatad seda, et jah, tore, keegi käis, on ju, aga tegelikult see hakkab tööle su ajus just siis, kui see on rutiinne ja just siis, kui sa võib-olla kuuled, et mis teistes koolis toimub, sul on meil käis küll Kivirähk käis iga nädal, või siuke tunne, et meil küll käidi ja tehti. Just, et me kogu aeg saime otsaallikalt teada, et mis viimasel ajal kirjanduses on uudist. Ja ma saan siin natukene kiita ennast, mis on väga veider niimoodi öelda, aga hiljuti sügisel novembris Narva, siis Tartu Ülikooli Narva College, selle õpilasesindus kutsus mind Franki näitama ja küsis, et äkki mõni Franki näitleja või režissöör saab ka nagu kampa tulla, et seal Narvas siis linastusel paar sõna juttu rääkida ja ma kutsusin režissöör Tõnis kahjuks ei saanud tulla, aga 2 peanäitlejat, noored Tõru Kannimäe ja Terek Lehest, nad said tulla. Ma lubasin neile Narva Mäkis siis tasuta einet selle eest ja nad tulid, me rääkisime enne filmi natuke, pärast filmi rääkisime publikuga, seal oli noori, seal oli vanemaid inimesi, olid eestikeelseid, oli vene kodukeelega, ka eesti keelt mõistvaid, seal oli inglisekeelseid inimesi, sest seal Narva kolledžis on päris palju ka välistudengeid. See oli nii lahe, see oli nii tohutult lahe, sest et ma nägin nende inimeste näost ka, saal ei olnud puubisti täis, aga need, kes olid, nad olid kohal ja neil oli, et siin ongi need, keda me just siit filmist nägime. Ja kuna Frank näeb nii ilus film välja, see näeb nii professionaalne välja, siis sa oledki pärast seda filmi nende emotsioonidega. Nüüd sa näed neid päris näitleid ja mina, kes ma räägin selle, et kuidas me filmisime või midagi. Ja saan nendelt poistelt küsida neid küsimusi ja see oli hästi-hästi lahe, et siuksed päris kohtumised on noorte jaoks kindlasti inspireerivad. Et see mõjutab ja see mõjutab inimese kas alateadvus, sa ei tee ju see valiku kohe, mulle see meeldib või see inimene või see info mulle meeldib. Kuskil ma kuulsin, see on nagu see ju Roosa Action, eks ole, reklaam, eks ole, usalda Roosat, on ju. Ma nimeda Roosa Action, eks ole. Ja sa lähed ja võtad selle riiulist. Aga mul ei ole seda vaja, aga tegelikult kuskil see alateadus, see on ju tegelikult sa heas mõttes tambid seda head infot. Ma arvan ka. Et see kuidagi nii on. Ma arvan ka, et mida rohkem me, Franki puhul on üldse selle nagu nii palju tahke, miks see nii hea on, et esiteks ta on hea film, ta on hea noortefilm, ta räägib nendest teemadest, mida me peaksime rohkem rääkima, et noor tunneks ennast ära, et ta näeks, et ta pole üksi. TikTokis, miks läks Frank nii levima noorte seas, sest et seal ongi nagu mingid rasked emotsioonid, mida see peategelane poiss, ta ütleb lihtsalt neid sõnu välja, et ma ei taha, et umbes minu pere niimoodi teeks või et jälle ma, kus ta on jälle enda peale vihane, ütleb seal mingid lausid. Need väiksed nagu editid on ju, väiksed montaažiklipid, mis noored ise on teinud, need läksid nii tohutult levima, sest noor saab sellest kinni haarata, et ka mina olen niimoodi tundnud, ma ei oska seda kuidagi väljendada, ma repostin seda videot TikTokis ja see oli nii lahe, sest see paneb meid kõiki nagu mõistma ja seda noort mõistma, et ma ei ole üksi. Tõmban nahku siit. Mingisse kuradi Puiatu erikooli ma ei lähe. Mina olen Paul. Olen näinud sind varem. Paar päeva siin. Paul läks päeval välja, ta ei ole siiamaani tagasi tulnud. Üllatab see sind väga. Vot, me teeme praegu pausi ja lähme tundi ja lähme vaatame, mis probleeme me seal heas mõttes ära lahendama ja pärast tulen tagasi, siis räägime edasi. Olge püsige kanalil.
Nii, oleme väikse pausid tagasi ja 2 õppetundi on läbi viidud. Kuidas siis sul muljed on? Räägi. Rakvere riigigümnaasiumi gümnasistid olid mul tunnis ja ma rääkisin natukene enda tööst, mis ma olen filmimaailmas teinud, tutvustasin seda, rääkisin natuke call sheetidest, kuidas üks võttepäev välja näeb, et ajaliselt ja mis seal sisu on ja kuidas erinevad osakonnad omavahel koordineeritud saavad või kuidas me koordineerime tööd omavahel, et kõik ajaliselt nagu tehtud saaks, mida me oleme soovinud teha. Proovisin natukene seda maailma avada ja siis tegime praktilise ülesande nii, et noored siis said 2 gruppi jaotuda ja said ise katsetada sellist asja, et kui nüüd filmigrupi kõige tähtsamad liikmed pannakse ühe laua taha kokku ja sul on väike stsenaarium, et pimeduses buss sõidab ja seal bussi sees hakkavad mingid asjad juhtuma, et millise nagu filmi osakonna juhi nagu soovid peavad natuke nagu alla tulema, et me saaksime sellise eelarvega sellise projekti ära teha. Ehk siis sul on seal produtsent, tal on mingid oma huvid, sul on režissöör, kellel on oma huvid, operaator ja helirežissöör ja nii edasi, et ma seadsin siis õpilastele kõikidele väikse rolli ja väikse nagu nõudmise, mida nad kindlasti tahavad ja millest nad on nõus loobuma ja millest nad ei ole nõus loobuma ja siis nad said natuke vaielda ja ütlesin, et varsti tuleb filmiinstituudil ehk siis mulle nagu enda projekti esitleda ja et kuidas nad kavatsevad siis seda raha kulutada, mida nad meid küsivad ja kuidas see Eesti kultuurile üldse väärtuslik on, et nad oma filmiga tulevad ja mingi sellise asja teevad ja 2 erinevat projekti tuli, väga lahe, üks projekt tahtis 11 000 euri ja teine tahtis 50 000 euri, aga 50 000 projektil oli siis Tõnis Niinemets välja valitud peategelaseks, mis on väga atraktiivne, toob inimesed kinno. 11 000 projektil nad ütlesid, et panevad peategelaseks mingi lavaka tudengi, keda võib-olla keegi veel ei tea, aga nad otsustasid riskida, et äkki on seal mingi talent või uus nägu välja kujunemas. Et väga lahedalt olid õpilased läbi mõelnud oma raha jaotamise või raha kulutamise ja proovisid siis mulle põhjendada, et miks just nende projekt peaks raha saama. Et see oli lahe ülesanne, ma arvan. Kuidas sulle tundub, kas sellised harjutused või nagu kui sa tunnis tegid, et kas see kuidagi julgustab neid koostööle edaspidi, näiteks meeskonnatööle üleüldse, ma mõtlen ainult filminduse rühmas või muus aines üldse elus? Ma väga loodan, et jaa, et selline, nemad on küll valinud selle, et nad sinna filmikursusele on tulnud, aga ma loodan, et selliste ülesannetega nüüd, kus ma olen ise õpetaja, et ma näen seda kasutegurit küll, et sa küll võtad mingi väikse rolli, aga sa kuulad, sa proovid kuulata teisi ja sa tegelikult saad aru, et see, kes nagu näiliselt töötab sulle vastu, ei pruugi olla tegelikult su vaenlane, vaid te tegelikult tahate mõlemad kvaliteetset filmi saada ja filmimaailmas on täpselt seesama iga päev nagu meie nagu sama point, et keegi tahab pauku teha, aga helirežissöör ütleb, et ei tee pauku, aga tegelikult mida me mõlemad tahame on selle laheda stsenaariumi nagu filmiks tegemine. Nüüd, et kas see harjutab neile ka teisteks aineteks koostööd, ma usun, et jaa, et ma loodan, et see teeb neid kokkuvõttes lihtsalt tolerantsemateks inimesteks, sest kui sa oled tähelepanelik ja nagu harjutad empaatiat selles mõttes, et sinul on mingid soovid, teistel on mingid soovid ja nüüd kuskilt peab nagu see kesktee tulema. Et ma loodan, et nad said natukene seda tajuda ja tunnetada mõnusas turvalises õhustikus ja keskkonnas. See on ju lahe, mulle ka nende kursuslastega meeldib aina kui asja ajada, aga ongi tegelikult, miks ma sind siia majja kutsusin, et mina on ju rääkida, nii nagu ma räägin oma asjadest, oma kogemustest, aga see on tegelikult igas koolis, igas õppeaines niimoodi, kui tuleb sama ala inimene mujalt, siis nagu, ma ei nüüd ütle, et mind alahinnatakse, eks ole, ma olen siin märgata, mitte ainult kasvu poolest, aga kui tuleb keegi teine samast valdkonnast ja see jagab seda matsu, siis on nagu, võetakse nagu puhast värsket õhku või sõõm on kuidagi nagu teise nurga alt vaata, sest igaüks on oma mingi koolkonna või maailmavaateliselt võib-olla erinev. Ja just, ma arvan, et noortele on ülitähtis see, et nad ei tunne võib-olla igas õpetajas ära just nendele meeldivat inimest või nad ei saa igast õpetajast päriselt aru. Mina ise on ju töötan Narvas ja on vene kodukeelega õpilased, kes saavad eesti keelest küll aru, aga võib-olla mingid sõnad jäävad on ju segaseks. Siin on eestikeelsed noored, kes saavad võib-olla kõikidest mu sõnadest aru, isegi kui
Nad saavad võib-olla kõikidest sõnadest aru, aga nad võib-olla ei saa nendest minu nagu asjadest, mis mulle nii väga huvi pakuvad või meeldivad, ei pruugi osad näiteks aru saada ja sama on ka, et sina võib-olla esitad mingeid asju nii, et mõni saab paremini aru või kuidagi, et ta ongi, et ta suhestub sinu asjadega rohkem või minu asjadega rohkem, et kui õpilasele andagi väga palju erinevaid õpetajaid või juhendajaid või kogemusi, seda rohkem ta hakkab nägema, et tegelikult me olemegi nii erinevad ja mingi nii-öelda mis on välk oksavarest, paukluuavarest. Ma tean niimoodi, et on. Jah, mõnikord on nii, et mul on endal elus seda juhtunud, et ausalt öeldes, ma ei saa nüüd nagu stereotüüpe esitada, aga oletame, et on mingi õppejõud, kas ülikoolis või kuskil, keegi inimene, kes näeb võib-olla vanuse mõttes või välimuse mõttes välja, inimene, kes ei pruugi rääkida sama juttu, mis mina või tahta samu asju elus, mis mina, aga siis järsku ta hakkab rääkima, esinema ja ma saan aru, et tegelikult teda huvitavad samad asjad, mis mind, ta on vaadanud mingeid samu filme, ta on kursis sarnaste teemadega nagu mina ja järsku ma olen täiesti võlutud, et ma saan sellest inimesed nii palju uut infot ja see kõnetab mind näiteks palju rohkem kui mõni minu eaga kaaslane, kes võib-olla nägi samasugune välja nagu mina või kannab sarnaseid riideid ja ma arvasin, et meil on hoopis ühine keel, tegelikult ei olegi. Et noorele on, ma arvan, väga-väga tähtis näha neid erinevaid võimalusi. Enimend inimesi. Aga siit ju koorub ka välja see, et kui varem või hiljem need noored võib-olla teevad ka tulevikus võib-olla filme, vaata Eestis on ka erinevad filmid, erinevad käekirjad, on kiidetud, kirutud siis, mõni film tundub, öeldakse Eesti film on igav ja uimane ja või nali on nagu selline hambutu teinekord või vahepeal allapoole vööde, et milline siis see Eesti film peaks siis olema, et kõigile sobiks? Jah, mitmekesine. Ma arvan, et Eesti film peab olema mitmekesine. Ma ise soovin rohkem noorte filme just sellepärast, et kui noor tunneb ennast ära ja suudab samastuda, siis ta mõnikord noor läheb koos oma täiskasvanuga seda vaatama või läheb mõni täiskasvanu lihtsalt seda vaatama, kuna seal on head, ma ei tea, Eesti näitlejad või midagi, et Franki puhul oli hästi lahe see, et seda käidi nii palju vaatamas, et mulle jäi lootus, et nii lapsevanem käis kui ka noor. Ehk siis noor tundis ennast sealt ära, nägi, et ma ei ole oma murega üksi või oma tunnetega üksi, lapsevanem nägi võib-olla mingeid situatsioone, mis on nagu tuttavad, et see laps käitub nii kehvasti, aga seal filmis ta näeb, et ta käitub kehvasti, sest tal on midagi nii pingelist toimub kuskil salaja, millest mul pole aimugi. Et aitad seda lapsevanemat ka nagu ka talle anda seda tunnet, et ta ei ole üksi nagu nende probleemidega, et kõik tiinekad on väga keerulised, et kes on keerulisem, kes on vähem, aga et lapsevanem ka, et saaks natukene mõtteainet. Ehk siis Eesti film mitmekesine, nii huumorit, draamat, kunsti, mitmekesine samamoodi nagu meie rahvas, et oleks seda ressurssi ja raha, et teha neid erinevaid asju ja kõige lahedam on, kui on universaalne film, et see on küll väga-väga raske, aga Franki puhul minu arust on tegemist üsna universaalse filmiga vanuse mõttes ja tuleb välja, et kui ta Indias saab auhindu, siis ka nagu rahvuse mõttes, et kui Indias saadi sellest filmist aru ja tunti kaasa, sai mingi minust publikupreemia auhinna, ma võin eksida praegu, aga et see tähendab, et see läks korda ka seal. Et see teema kõnetab, vaata, ükskõik mis rahvuses, üks maas sa elad, eks ole. Ma arvan, et kindlasti kõnetaks ka kedagi võib-olla klassikokkutuleku sarnane film, eks ole, aga maailmas ka, see ei ole ju välja mõeldud Eestis see film, see on ju tulnud ju mujalt see Taanist. Just. Et aga iseenesest ju siis kedagi kuskil kõnetab, mingit gruppi on ja et sellised klassinaljad ja vanad mehed tahavad jälle olla ägedad ja mis iganes noorusaega meenutada. See on ka omaette tegelikult žanri ja tegelikult ei saa sinagi pahaks panna. Ja ma olen tegelikult nõus, et kuna meil Eestis filme on nii vähe, siis nii-öelda minusugusel inimesel jääb ka natuke see klassi kokkutulek nagu hambusse, kui me räägime filmidest, mis on natukene nagu jalaga tagumikku tehtud või kuidagi et kas me ei saa siis ka kõrgklassilist huumorit teha või kuidagi jääb nagu mul vahepeal hambusse. Jällegi, ma töötasin nii teise kui kolmanda seal osa peal ja võtteplatsil on nagu tohutult rõõmus olla, seal on soe, seal on toetav, seal on nii palju lahedam töötada võib-olla kui mõne draamafilmi peal, kus on öövõtted jälle raske, ilgelt pingeline, selline raske päev on nagu iga päev on tohutu raske. Klassi kokkutulekule ainult naer, ainult lõbu, Jan Uuspõld
Söltsa lõi Genka, Rene Vilbre oli režissöör, hästi nagu sümpaatne õhustik. Jah, film tuleb selline, mis maitselt mulle ei ole nagu selline, mida ma läheksin vaatama, kui ma poleks seal peal töötan. Aga kui mina näiteks vaatan mõnikord USA jalaga tagumiku filmi peale oma väga rasket tööpäeva, siis see efekt on seesama, mida eestlane otsib. Et mul oli raske tööpäev, ma tahan kodus vaadata midagi lihtsalt toredat. Ma ei taha mõelda raskete teemade peale, kas siis sõda või kellegi hingepiinad. On ju. Rainer Sarnet, Veiko Õmbu, ülilahedad, ilusad filmid, mida mina käin kinos vaatamas. Need on kinofilmid. Jah, need on kinofilmid, et tunda midagi teissugust, et elada kaasa, et nagu minna oma kodus või oma kehast kuhugi teise kohta oma mõtetega. Aga pärast rasket tööpäeva, kui mul on niigi nagu pingeline olla, et siis õhtul just tahaks nagu korra naerda vaadata kellegi lolle tempe kuskil joogalaagris või tantralaagris. See on nagu kirjutaks, ma ei tea, TikTok on selline aja raiskamine ja aju kärbub. Ütlen ausalt, mina surfan seal ja nii ägedaid nalju tuleb sealt. Lihtsalt sa mõtled, tõesti, ma olen see mingi periood, mingi aja, ma saan mingisuguse null nagu füüsilise mingi emotsiooni, aga ma saan kuidagi nagu vaatad, teed see mõningad andekad naljad. Aga isegi need mingid deepfake'i need videod, eks ole, vaatad, jumala fantastiliselt naljakad tegelikult. Muidugi sisutud tegelikult, nõustun sellega. Aga see ei vii mind edasi, aga samas mõttes selle mingi lõõgastus. Korra on lõõgastus. Jah, on vaja mingisugune korraks keskkonda vahetada, et minna tagasi. Nagu Veiko Õmpuud võib ju ka siin ju kiruda ja mis iganes, et mis filmi ta küll teeb, eks ole, ja nii edasi või on teinud. Aga seal on oma võlu. Jah. Ma saan aru, et see vaataskond on kitsam, võib-olla on, jah. No, kui me vaatame numbreid, kes kinno jõuavad, siis tõepoolest see on selgelt näha, et see on kitsam. Sellepärast ma tean Eestis produtsente, kes on väga nagu valju häälega välja öelnud, et härrad ja daamid, et vaatame nagu neid numbreid, et kui klassi kokkutulekut ja svingereid tullakse massides vaatama, kuidas siis see ei peaks saama riigi toetust. Nagu et kui inimesed tahavad selliseid lahedaid, toredaid filme näha, siis miks me anname raha ainult kitsale ringile. Et see on nagu ebaaus. Ma tean neid vestlusi, ma olen näinud Facebookis ja Intel ja ma mõtlen samamoodi kaasa. Ma mõtlengi, et see on väga huvitav point ja see ongi arutelu koht. Ja. Ma arvan, et sama on teatris tegelikult ju. Just sa tunnis rääkisid ka sellest rehepapist, eks ole. Mina ütlen ausalt, minul ei ole raamat läbi loetud. Ma ei suuda läbi lugeda, ma olen poole peale jõudnud kuni sinna seebi söömiseni ja ma ei saanud aru, mis asi see on, mis jura see on, vabandust, kivirehk. Aga mulle see raamat ei läinud kuidagi peale võrreldes ussisõnadega, mida ma nautisin ja irnusin esimest leheküljest. Nii tore, jah. Aga filmi ma olen vaadanud 8 korda. Novembrit. Wow. Lihtsalt see on nii äge. Nii tore. Raineriga muidugi olen ka juttu teinud kunagi aastad tagasi ja väike YouTube'is üks intervjuu on temaga. Väga tore. Ja kihvt on kogu see, kuidas on see leidlikkus loo jutustamisel kuni mobiiliga filmimisena välja on see kaadrid, nii et jääb ise arvata, kus on mobiiliga kaadrid tehtud. Ja. Mulle ka november väga meeldis, mulle meeldis see, et see nagu see süngus oli siis vahelduv mingite humoorikate nende taustanäitlejate kohta, mis tohutud naeriks. Ma mäletan, kuidas ma kõva häälega kinos naerisin ja ainult mõned inimesed naerisid koos minuga, kuigi saal oli jumala täis. Aga ma mõtlesingi, et kas mina olen ainsana, kes saab naljast aru. Ja siis pärast jagasin oma mõtteid teiste inimestega ja nii paljud ütlesid, et see tohutult naljakas. Mul oli nii hea meel, kui saan seda kellegiga ja november mulle väga meeldis. Paar aastat tagasi käisin Horvaatias ühte Soome väga suurt mootorratta seriaali tegemas. Ja seal Horvaatias oli väga palju ekstraid, mul 300 ekstrat oli päevas. Ja üks noormees, kes ei osanud väga hästi inglise keelt, aga Estoniast ta sai aru, et mina olen Eestist pärit ja ta tuli kohe, et November, I have seen this film. Ja ma olin nagu, ja ta ütles, et talle väga meeldis. Vaata, Luise, ma tõin sulle külakosti. Miks see niimoodi haiseb? See on sitt. Kristuse ihu ja veri. Su ema on seal paju all.
Sillamäe gümnaasiumis ka paar nädalat tagasi Franki filmi näitamas ja gümnasistidega vestlemas ja seal küsisin ka noortelt Sillamäe kohalikelt noortelt, et mis Eesti filme te olete vaadanud ja tuli November ja tuli Tõde ja õigus. Ei, vabandust, Tõde ja õigus ei tulnud. Tuli Mandariinid ja tuli November. Tuli sealt Sillamäe gümnasistide seast. Nad ei julgenud vist Sipsiku ja nendega nagu lagedale tulla, mis on okei. Aga ma natuke lootsin, et tuleb natuke veel ikkagi hiljutisemaid Eesti filme, mis on kinos, aga ju siis need pole neid nagu kinno meelitanud. Mina näitasin Franki ja tundus, et neile meeldis. Tegelikult see ongi, ma olen ise ka vaadanud võimalikult palju, ütleme, Eesti tooted, filme, eks ole, ja ma püüan mitte lugeda kellegi arvustust enne, no ERR, need väga hea kultuuriportaal kirjeldab sisu, et ma vaatan ära ja siis vaatan, kuidas teiste arvamus minu arvamuse kokku läheb. Jah, teinekord vaatan üle, saan aru, jah, see film ei ole mulle, see kuidagi mind ei kõnetanud, aga siis, kui ma ei ole filmi näinud, siis ma olen ka vait, siis ma nagu ei kommenteeri, sest ma pole näinud, mis mul öelda on. Vaata ära ja siis alles on. Aga meil on vist ühised tuttavad välismaalt. Oh my god, Bodan, issand jumal. Ja, üks päev on siin telefonis on Bodan de Krank või kuidas ta hääletakse. Ta on üks ekstra. Kas ta on horvaat või? Ja tema oligi mul seal samal projektil, aga tema ei olnud novembri mees, aga ta oli mu suur fänn. Ta alati saadab mulle, et ta armastab mind, ta on väga armas inimene. Jah, et ta leidis mind ka kuidagi sellest näoraamatust, sellest Instagramist üles ja siis tuli jutuks, et meil on ühine tuttav, ütles Matilde. Mõtlesin, okei, siis ta ütles, et ta on teinud sinuga mingid projektile kuskil on. Siis me siiamaani aeg-ajalt ikka vahetame. Ta üritab ka raamatut kirjutada. Ta tausta näitlemist, ta ütles, et aga väga keeruline tema maal seda raamatut välja anda. Et nii rahaks, aga mis iganes. Mingid load või mingid load ja mingid muud asjad, et nii siis ma andsin oma raamatuga natuke lugeda, et siis, et näite, kuidas sul see välja näeb, eks ole, mis iganes. Saadan, et võtta, aga näed, tee vale Google Translate, vaata, mul ei ole vaata sellisest versiooni. Et on ka selline taustanäitleja, ta vist isegi on mingi kunagi ametnik vist olnud, ta vist oli politseinik. Jah, oli küll. Mul seal Soome mootorratta seriaalil, mida me filmisime siis nii Soomes, Imatras kui ka Horvaatias, Zagrebis väga, väga pikalt. 2,5 kuud olime Zagrebis, see on väga palju episoode, mingi 8 episoodi ja need olid mingi 40 minutilised. Tema mängis ka ikkagi mingit... See oli ajastus 1960 lõpp, ehk siis me olime mingi Nürnberg, mingi Saksamaa sellised ohvitserid ja need, kes seal olid, mitte KGB-šnikud, aga Saksamaal olid külma sõja ajal mingid sellised, need mingid salakuulajad ja mingid asjad. Mul tule jah keele peal, see oli see hästi oma nimi oli, jah. See on pärast teist maailma, seda pikalt pärast teist maailma, aga jah, mingi külma sõja, täpselt sellised tegelinskid ühesõnaga. Nii, et nagu sakslaste NKVD. Ma tahaks öelda, jah, sakslaste NKVD, jah. Ta teisi nimegi oli, mul tuleb praegu meelde. Et tema vist oli isegi nagu ametlik nagu vormis, aga seal olid sellised nagu need salajased agendid ka ja hästi sümpaatsed horvaatlased. Et sellised igasugused filmiprojektid nii siin kui seal, ütleme, selline tunne, et öeldakse, et praegu meile filmi rahasid tegelikult on üstangi vähe riigis. Seesama see tule teie tooda meie riigis ja saad osa rahast tagasi. Et see tegelikult osati töötab, aga osati aeg näitab, et seda vist peab jälle korrigeerima, kui need summasid mängima. Et ikka kogu see sõjategevus siin piirkonnas, see kõiki mõjutab seda ja ma olen aru saanud ka praegu, et nii vähe on mulle ekstra kutseid tulnud, järelikult ikka ei ole nii palju filme. Mitte, et kõik filmid minuga oleks. Aga miinus, mitte miinus, vaid see on 40%, 30%, see on kuskil seal kandis. Mingi vahe meil oli üks kõrgematest koos Leeduga vist äkki ja sellepärast nad siia tulid ja Tenet tuli ka kindlasti tänu sellele maksutagastussüsteemile tax incentive, cash rebate. Ja ma natuke olen see kohta uurinud, aga kui ma eksin, siis vabandan, aga see on tõesti see, et siis Teneti puhul oli see avalik info, et nad küsisid algul meie riigilt 5 miljonit nagu ettemaksu, et me saaksime, et nende eelarve saaks selle alguses juurde, et neid rahasid hakata kulutama, aga pärast sellega, et nad tulid siia, nad majutusid siin, nad sõid meie toitu, nad ostsid meie ehitusmaterjali. Jätsid raha siia. Nad jätsid nii palju raha siia, et see oli 16 miljonit. Et kui 16 miinus 5 miljonit, 11 miljonit oli siis Eesti riigile kasu. Seega Eesti Filmi Instituut on proovinud seda nagu reklaamida
promoida nagu riiklikul tasemel ka inimestele, et see, et siin välismaa projektid käivad ja Laagnatee oli natuke aega kinni, et see oli tegelikult rahaliselt väga-väga kasulik linnale, see oli kasulik ja mainele kindlasti ka. Mainele ka, jah. Et muidugi see oli natuke ebamugav on ju inimestele, kes seal elavad, aga et kui me teeme mingid sellised kokkulepped, siis nagu 11 miljonit lihtsalt ausalt öeldes tühja koha pealt nende jaoks, tavaliste inimeste jaoks või riigi töötajate jaoks, et saada kuskilt tagasi on väga lahe. Ebamugavuse juurdes tuleb mul kaheks lugu meelde, kui see Teneti seal Laagnateel võte oli ja mul oli samal ühel nendest päevadest oli vaja sõita Maleva tänavasse kostüümiproovi O2 jaoks. Ja noh, ma veisiga sõidan, ma tean, mis kell ma kuhu jõuan, eks ole, Tallinnat üldiselt ma tunnen, eks ole, aga noh, mugavam niimoodi. Ja siis Tallinna jõudes seal kuskil Pirita silla juures, siis ta ütleb, et ümberarvestamine, liikluse ümberkorraldas, ma sain võtted on ja siis ta keeras teistpidi, nii et ma läksin O2 kostüümiproovi sinna Maleva tänavasse seal otta. Mul on O2 ja Tenetiga siuke sillake, et kui Tenet läbi sai, siis hakkaski O2 ja need inimesed, kes O2 peal töötasid, nad kahjuks ei saanud, kui me räägime režissööri assistentidest näiteks, nad ei saanud kahjuks vist töötada Teneti peal, sest nad tegid juba nagu eeltööd. Näiteks German Koolum, ma mäletan, oli ja nii. Ei, tegelikult võib-olla ma eksin praegu. German oli minu arust ka üks kolmandat. German oli mul seal O2 abis. Ta oli siis vist ikkagi tudeng ka. Anyway. Et mingid inimesed, kes seal olid O2 peale ei saanud Tenetil osaledes, neil käis juba tugev prep. Nüüd O2 läks peale, mind kutsuti, ma käisin seal mitu päeva, aga üks konkreetne päev oli Kadrioru pargis, Kadrioru lossi pargis õues ja oli 200 ekstrat. Ja siis nad ütlesid mulle, et oi, et 200 ekstrat, et suur päev, Matilde, et oled valmis, ma mingi, muidugi, 200, teeme ära. Ma tulin Teneti pealt, kus mul oli 400, oli ainult minul ja teistel oli ka 400 ja meil oli veel hästi palju assistente. Kokku 4000 oli mõnel päeval selleks ole. Ja nüüd see looga on, et 200 mulle ja ma vist võttepäeval või eelmine õhtu sain teada, et mul on veel 3 assistenti ja ma olin nagu, see on ju 50 ekstrat nägu on ju. Ja ma läksin nagu väga nagu enesekindlad peale, et teeme ära, Levo. Ma mäletan, et sellel filmil oli see 200 ekstra päev üks suurematest. Ja kui sa filmi planeerid, siis sa mõtledki, et see suvi, mis just oli, me tegime Mustapori näkku ja meil oli ka, kas oli 200 või 150 päev, oli kõige suurem ja kui see päev hakkab lähenema, me oleme terve meeskonnaga nagu, mitte pinges, aga me lähme järjest rohkem nagu okei, see päev peab õnnestuma, vaata, kõik peab õnnestuma nii, nagu planeerisime. Ja seal O2 oli sama, et teised olid kõik nagu sellises, täna on see päev ja minul oli see, et tavaline teisipäev ajame rahva kokku, ma olin hästi nagu külma kõhuga, mul oli nii veel endale see tunne. Sul oli selline korralik rasvad tekkinud ja Tenet oli tegelikult, sellest võib rääkida tundide viis. Sellest võib rääkida, jah. Et mina kui ekstrana, mul oli sellised kogemused seal, nii et vippi mängida seal üleval. Nii lahe. Seal kõik ülalt alla vaadad, kuidas Hollywood su käe all mängib, vaatad tegevust nii. Ja need näitlejad, kuidas nad töötavad ja mida nad vabal ajal teevad, kas nad nokivad nina või nad sügavad oma nina või kõrva või. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Teisel võttepäeval, ma ei saa 3 päeva, teisel võttepäeval siis üks ütles, et kuule, aga näed, et seal on see videviku kutt on ja mis selle... Robert Pattinson ja mõtlesin, kus kohas. Näe see seal. On jah, vist aga tal mask peas, vaata mängis see sõdurit on ja mõtlesin, on jah, las ta mängib siis edasi. Aga jah. Ja see oli ometi, sellest ometi saadet teha. Reaalselt, jah. Kui Ivo Velt lubab. Ma ei tea, kuidas need lepingud on. Pigem ei. See ongi see, et räägime Fenetist või räägime mingist. Täpselt. Maria mingisugune, miks seal oli toote nimi lõpus midagi muu oli seal? Oli küll Merry-Go-Round. Merry-Go-Round, jah. Merry-Go-Round, jah. Väga ilus nimi. Nii et selles mõttes küll, jah. Mis sa arvad, mis me sellest filmielust saab ja mis meil siin sündima hakkab? No mul on hästi suur rõõm ja suur lootus ja optimism nüüd Jõhvis ehitatavas filmistuudiosse. Et kuna nemad juba ehitavad, ehk siis varsti saab see valmis, sinna ümber minu arust jutude järgi, nii palju kui ma olen praegu kuulnud ja kursis olen, filmistuudio tehakse, sinna ümber hakatakse natuke ka infrat tekitama, et mingid hotellid, mingid lisasöögikohad võib-olla, et kui see päriselt läheb nagu käima nii, nagu me soovime, et kui mingi võttegrupp sinna pikaks ajaks elama ja töötama tuleb, et siis on ju vaja neile ka nagu tegevusi ja majutust korralikku ja nii edasi.
et see aitaks nagu majandust tegelikult boostida ja filmitööstust boostida, pluss Koplisse rajatav teine filmistuudio, et see nagu ka tegelikult peaks mingi hetk ikkagi kopp maasse ja nagu tegutsema minema. Praegu on muidugi hästi nagu hõre või nukker või nagu ebakindel mõelda, et mis kõik saab. Aga meil on varem ka olnud sellised nagu väikseid auke ja tegelikult, noh, ma ei tea, ongi, vaatad maailmas ringi, ei oskagi nagu hoiad peast kinni, mõtled, et mille peale üldse nagu enda aega kulutada või mille peale riigi raha või enda raha või enda tähelepanu, et jäädki natuke nagu ekslema kuhugi. Aga mina, kui ma olen üritanud nagu rahuneda ja mõelda, et mis minu jaoks on oluline, siis ma mõtlen, et kuidas mina kodanikuna, eestlasena saan aidata või olla, siis mis meelsus mul peaks olema, siis ma olen endast targemate inimestega nõus, kes siis räägivad sellist juttu, et ongi, et kui me ikkagi eestikeelse filmi proovime säilitada, et teda ikkagi oleks, iga aasta tuleks need uusi filme välja, et me peame niimoodi ikkagi seda raha paigutama, et kultuurile jääks ka ikkagi mingi hunnik, et alla mingi piiri ikkagi ei tohi laskuda sellega, et meil tehakse teatrit ja meil tehakse huvitegevust eesti keeles ja kultuuri, et see kindlasti peab säilima, see on kindel. Ehk siis, aga ma saan aru, et filmi tegemine on väga kallis ja kõrvalt vaatajana sa vaatad neid numbreid ja küsid, et mis kelle peale see raha läheb või mis, et tegelikult saab optimeerida küll. Ja tahangi nii-öelda reklaamida või öelda julgelt välja, et ma olin Franki filmi peal tööl ja minu arust see stsenaarium oli lihtsalt nii hea, nii tapav ja see tänu sellele, et see stsenaarium nagu töötab nii hästi, siis seal ei ole väga palju lisaefekte või mingid kohutavaid rahasööjaid asju vaja, et tegelikult tuleb lihtsalt võib-olla mingi periood teha natukene odavamaid filme. Et muidugi on hästi lahe, me tegime kunagi Erik Kivisüda filmi, mis oli fantaasiarikas laste seiklusfilm, aga tohutult palju raha tegelikult võtab selline efektide tegemine. Stuudiovõtted oli see peamiselt. Ja stuudios siis veel nagu ka VFX hästi palju, et selliseid seiklusruhkeid lahedaid filme on ka kunagi vaja ja nii, ma olen täiega nõus, aga võib-olla mingi perioodi me peame nagu soodsamalt läbi ajama mingite, kuidagi raha paremini nagu paigutama. Et see on osa kultuurist, ma ei kujuta ette, kui film peaks järsku minu elust kuidagi ära jääma. Ma ei mõtle näitlemises, lihtsalt mina kui vaatajana, et oota, ma ei saagi vaadata, kuskilt, ma ei tea, voogedastusest või kinos käia kuidagi nagu imelik. See on see, nagu kus sa leiba võid niisamagi süüa, kui sa sinna ei saa võid peale määrida ja korraliku viilu vorsti peale panna maitseks, mis iganes. Et võib-olla loll võrdlus, aga et see kultuur on nii mitmekihiline asi, et alates raamatutest on ja sa oled optimistlik. Ma olen optimistlik ja ma arvan ka, et vist eile vaatasin AK-d ja riikliku kultuuri aastapreemia üks saajatest oli Krista Kaer, kes minu arust tõlkis kõik Harry Potterid. Kui ma olin noor inimene, siis ma mäletan tema nime Harry Potterite raamatust ja ma olen alati teda fännanud kaugelt, et kuidas saab nii ilusasti tõlkida kõik need sigatügas ja kõik need lahedad nimed, mis ta on kõik välja mõelnud meie jaoks ja siis eestlaste jaoks ja tema ütles ka, et inimene võiks lugeda, peas, et ta loeb, vahet pole mis keeles, peas, et ta loeb. Ja mul tuli sellega meelde mu üks õpilane, 7. kes on küll vene kodukeelega, aga ta õpib minu koolis, Narva Vanalinna põhikoolis ja seal ta õpib eesti keeles ja kui on kohustuslik kirjandus Oskar Lutsu Kevade, siis ta küsib mu käest, et kas ma võin vene keeles selle läbi tugeda ja neil tegelikult oligi vene kirjanduse aines ka see venekeelne. Ja mis ma vastan ongi, et loe eraviisiliselt see vene keeles läbi, aga mul on vaja, et sa eesti keeles arutled seal ja kes on Toots ja kes on Köster, et tegelikult et ühesõnaga, et ma olen Kristaga täiesti nõus, et peas, et sa loed ja sama on ka filmidega, et kui me nüüd filme ei tee, siis Eesti filmi keegi ka ei vaata, kui me nüüd ikkagi teeme ja me teeme neid mitmekesiseid, siis on mingi lootus, et mingid inimesed ikkagi jõuavad mingid asju vaatama. Me saame aru, et sina ja mina oleme siin rohkem, me oleme filmifännid ja me käime asju vaatama, siis isegi neid, mis pealt näha võib-olla ei meeldi. Eesti film kindlasti lähe vaatama, aga et tavaline inimene valib väga, kuhu ta oma raha paigutab ja see on täiesti õigustatud. Kui ta paneb oma raha kas kord kuus või kord kvartalis ühe Eesti filmi peale kinos, see on väga lahe. Küll, jah. Kuule, väga vinge. Me oleme siin terve päeva juba tegelikult seda teemat siin veeretanud küll mikrofoni taga, küll tunnis, küll siin koridoris jalutades.
lõunalauas. Nii et sinuga on praegu hetkel üks pikemaid podcast üldse päeva mõttes hommik hakkas kell 8 pihta, kell on praegu juba 2 saamas. Nii et selles mõttes on nagu tõesti selline pikk sükene kulge, oleks vaata tegema mingisugune nagu teatrilugu, vaata mingi helitaustaks ja foolid, eks ole, nagu mingid keskkonnad ja korra mõttes reportaaži stiilis. Et meie päev veel siin mikrofoni taga küll saab otsa, aga me veel läheme siin kõrval majja, on siin Uku-Aru muusikamaja. Nii lahe! Ja mina olen sinna kaameradama ja siis Matilde tuleb mulle siis First ID-ks. First ID-ks ja hakkan seal kavandama. Ma arvan, et ERR on juba bussidega kohal ja nagu operaatorid Mustafa, ma loodan, on kohal ja kõik. Ja no ülilahe, et täna õhtul tuleb see, või pühapäeval vist läheb telekasse. No jah, mingil päev. Homme pidi ka midagi olema, et ma ei tea, kas tuleb täna või homme. Ma tean, et pühapäeval on juba uus kontsert Uku-Arus, mis on välja müüdud muidugi, aga see oli nagu publikule siis. Aga mul on nii suur au tulla sinuga sinna kaasa. Uskumatu, nii cool. Nii et 10 aasta tagune taaskohtumine sul selle majaga näiteks ja jõuame jälle igiteeni. Igiteene, millest me alustasime. Igiteest ei saa üle ega ümber. Ei saa, mina tervitan kindlasti siin igiteelasi, kes kuulavad ja nii ekstrad näitlejad kui ka meeskonnaliikmeid. Pillele ja Margusele eriti shoutout. Nii on. Kuule, aitäh Matilde, et sa võtsid selle retke tulla kaugelt maalt. Suur tänu, et sa kutsusid. Nii tore. Rongiga Rakveresse ja siis vaatame mis edasi. Nii tore päev on olnud. Aitäh sulle. Nii et hea kuulaja, mõlguta mõtteid ja mine kinno. Mine kinno. Olen vapralt selle pika saate ära kuulanud. Aitäh sulle selle eest. Mis mõtteid sul see filmiteemaline saade tekitas? Kirjuta sellest julgelt saatele elulaborpodcast@gmail.com. Järgmine saade on juba 2 nädala pärast. Siis teeme juttu taas kooliteatrist, aga seda korda Saaremaa poolt vaadatuna. Kuulmiseni!